Tere tulemast, kallid fännid, kuulama ja vaatama MTÜKi podcasti. Mina olen Andres. Mina olen Mark. Ja meil on täna külas Oliver Parts. Meie uus hooaeg on siis paljude uute tultega, natukene on muutunud formaat, peale meie kahe näete veel uusi saatejuhte. Meil on veidi uut fänninänni, valgeid pusasid ja uut kujundust, nendest juba järgmises episoodis ja natukene uut brändi ka. Aga Mark, kuidas meil tänase episood siis välja nägema hakkab? No, kuna meil on selline väga austatud külaline, kes on nimelt 2022 aasta majandusteaduskonna parim õppejõud, siis võib-olla kuulaksime temalt. Mis sa kohe öelda on? Tere, Oliver! Tere, Oliver! Tervist! Ja kõigepealt suur tänu kutsumast ja pean mainima seda, et see õppeaasta on mõnes mõttes eriline. Mulle, nimelt minul Tehnikaülikoolis jookseb õpetamises 20. hooaeg. Et kolmas, see on siis 2003 augusti lõpus alustasime õpetamist ja 20. hooaeg on siis nii-öelda lõpusirgel, et see on tõesti selline huvitav aeg ja huvitav ajavahemik olnud ja tegelikult üliõpilased võivad arvata, et õppejõu elu võib olla küllaltki igav, aga tegelikult üksluine see kohe kindlasti ei ole. No väga kena kuulda, siis võib öelda juba, et te olete justkui selle maja veteran mõnes mõttes, ma kujutan ette, et liiga palju neid sellise pika kogemusega inimesi siin majas ilmselt ei ole ja kui on, siis on väga hea selliseid ühes kohas kogenud inimesi see nagu koos võtta, see on nagu väga äge. Ma olen kooli pealt kuulnud, et te olete turundusega sina peal. Mis värk sellega on? Jah, et mida te täpsemalt selle küsimusele mõtlete, et sina peal kindlasti, muidu ma seda ei õpetaks. No võt, täpselt minu õppekavas seda ainet ei ole. Küll aga minu omas on ja ma olen selles suhtes raamatad väga hea aine, muidugi tänu teile, kuna on hästi palju sellist sisurohkust, te olete väga avatud üliõpilastele, kuulate nende küsimusi, vastate neile, isegi kui nad veidi võib-olla vastavad sellise, ütleme nii, et natukene mööda, siis ikkagi proovite kuidagi neid õigele rajale viia ja see on väga lahe teie puhul. No eks see ongi selles mõttes ju ka oluline, et ülikool ongi ju selle jaoks, et õppida ja ma üritangi nii-öelda oma vastustega suunata ja see nii-öelda õige õpetamine näebki välja niimoodi, et kui vähegi võimalik, et õppejõud ei ütle seda õiget vastust ette, vaid õppejõud peaks nagu suunama üliõpilasi nii kaugele, kui nad saavad ise nagu aru, mis see õige vastus on ja tulevad selle peale ise. Jaa. Ehk et ära anna inimesele kala, anna talle õng, siis on tal elu lõpuni kõht täis. Ja see tegelikult, kui selline õpetamine oleks ka valdav, muidugi ma ei tea, võib-olla ka on, et siis nagu selles mõttes see peaks andma ka parema ettevalmistuse üleüldse, kas siis läbilöömiseks äris, avalikus sektoris või kus iganes seda parajasti nii-öelda vaja on, et see nagu selles mõttes peaks nagu inimese panema ka nagu mõtlema, et aga kui see asi nagu ei tööta, et aga kuidas ma jõuaks järgmise asjani ja leiaks sellise meetodi, mis töötaks ja mida mul oleks sellega ka midagi peale hakata. Kas selline õpetamisstiil on teil olnud alati või on see ajaga arenenud selliseks? Ma arvan, et see on ikkagi ajaga arenenud, kuigi ma olen üritanud ka seda alguses, aga mul on ka olnud ka erinevaid koolitusi, millest kindlasti üks suuremaid ja olulisemaid, mida mainida on 2014 olnud Sloveenias CEMAN IMTA koolitus, mis oli siis CEMAN International Teachers Academy koolitus, kus õpetati väga erinevaid õpetamismeetodeid, ka kaasuste õpetamist ja erinevaid asju. Et see oli nagu, see oli ka Harvardi stiilis nii-öelda, neil on ka sellel Blade School of Managementil, kes CEMANi kaudu teeb, on ka see vastav litsents ostetud, et nad Harvardi meetodil saavad seda nii-öelda õpetada ja üle maailma käivad inimesed sellel koolitusel. Aga kuidas selline asi välja näeb, et kui teid näiteks saadetakse kuskile koolitusele, ma kujutan ette, et terve kooli õppejõud ei ole sinna võimalik saata, kas või kuidas või kui palju on teil võimalik teiste õppejõududega oma uusi teadmisi jagada? No selliseid seminare on ülikoolis hakatud ka tegema nii-öelda kolleegilt kolleegile ja nii edasi, et selliseid õpetamisasju on olnud ja eks üldiselt
noh, ütleme nende koolituste osas mul on küll küllaltki vähe aega olnud selleks, sest tööasju on küllaltki palju olnud, et noh, ma usun, et kui midagi väga põnevat ja vajalikku on, küll ma siis selle võimaluse taas saaks, aga loomulikult ei ole võimalik niimoodi, et saadame korraga ühele koolitusele välismaale kuskile ja mitmeks nädalaks veel, see koolitus on mitmenädalane. Et loomulikult ei jõua ülikool korraga saata sinna 20 inimest või teaduskond, et pigem läheb sinna 1-3 inimest keskmiselt korraga. Aga see on ikkagi ülikooli enda poolt rahastatud ja sellised on tavaliselt? Ikka. Ei, suurene. Väga äge. Ma siin poole sõnaga mainisin ka, et meil see brändi pool uueneb, aga kas teie olete ka mõne ettevõtte brändingus kaasa löönud? Ja kui jah, siis äkki räägite sellest meile natuke? Ei ole kaasa löönud küll, aga millega ma olen nagu, noh, äris ma olen tegelenud sellises ettevõttes, mis tänaseks on kadunuke. Et see oli nii-öelda Mulla tänaval asunud mööblimaja ja ma olen tegelenud jaekaubanduse ja eelkõige siis sellise nii-öelda siis hankjatega suhtlemise ja samuti siis nii-öelda väljapanekute nii-öelda jälgimisega ja siis muidugi kaubanduses, muide, kas te teate, mis on kõige suurem probleem kaubanduses? Miks toode ei müü? Äkki pakutakse vale lahendust kliendile, ei lähtuta kliendi vajadusest väga? No see võib olla üks võimalus, aga on palju hullem ja igapäevasem ja täiesti praktiline teema. Nii. See ei ole seotud kuidagi toote hinna või omadustega, ma kujutan ette? Ei ole, jah. Ei tea. Tegelikult mina peaks teadma, kuna ma olen selle kursuse läbi käinud. Vaat ma ei mäleta, kas ma see aasta sellest rääkisin või ei rääkinud, mul ei tule praegu ette. Vahest ma olen öelnud. Võib-olla valgustate meid. Jah, kindlasti, see ei ole üldse probleem. Nimelt seda kaupa ei ole kunagi välja pandudki. See on laos. Loomulikult klient ei saa seda osta ja seda enam, eks ole, kui ma seal nii-öelda mööblimajas toimetasin, see oli üle 70 aasta tagasi, et siis mingisuguseid e-poode polnud ju olemas või olid Eestis esimesed mõned väga üksikud e-poed. Nii et selles mõttes oligi siis ju nii, et kui kaupa väljas ei ole, siis see ei müü mitte kuskil ja siis oligi, et nii-öelda kaubandusdirektor ütles, et kuule, uuri seda asja, et siin on mingisugune väga veider värk, et Hispaaniast meil on 300 lauda juba 4 nädalat sees ja mitte ükski laud pole müünud, et mis on kuskile imeliku kapi taha pandud või kus kohas see on. Tuli välja, et see ei olegi välja pandud üldse. Ja nii naljakas, kui ka ei ole, mul on väga palju tuttavaid ka nii-öelda toidukaupade jaekaubandusega, kes igapäevaselt tegelevad või on siis ka nii-öelda hankjad, kes pakuvad oma tooteid nii-öelda müüki. Isegi toidukaupade puhul ja kiiresti riknevate toodete juures on probleem, et kaup rikneb ära, sest seda ei ole kunagi välja pandud. Muidugi see jaekaubanduses, mis toitu puudutab, seal on muidugi probleemiks väga madal töö tasustamine, väga kehvad töötingimused ja töötajatel ei ole lihtsalt motivatsiooni üldse oma tööd teha. Isegi elementaarseid tööülesandeid. Ehk siis kui alama astme juht ei anna konkreetselt ülesandeid ette, siis need ülesanded jäävad tegemata väga suure tõenäosusega. Jah, ja kui ta nagu selles mõttes ei kontrolli. Ja mis veel meie toidukaupade jaekaubanduses valitseb isegi Selveri puhul, kui vaadata, siis päris mitmete poodide puhul on niimoodi, et poel ei ole ühte juhatajat, vaid üks juhataja mitme kaupluse peale. See ka kindlasti ei ole hea lahendus, sest see ongi niimoodi, see igasugune kontroll ja nii-öelda jälgimine kaob nagu selles mõttes ära, sa ei suuda hallata mitut asja ja seda enam, kui need kauplused on pandud veel erinevatesse linna otsadesse, mille juhataja sa oled. Seda ma olen ise kuulnud ka tutvusringkonnas, et jah, see praktika on tõesti nii, nagu nii mõnegi muu eluala pealt on kuulda olnud, oma kooliajast mäletan, kuidas õpetajad käisid mitme kooli vahet ja perearstid mitme perearsti keskuse vahet, aga tõesti seda, et kaupluse juhatajad juhatavad mitut kauplust, seda ma olen ka kuulnud ja see ongi justkui tava ja see ei ole siin see aasta või eelmine aasta tekkinud, see on olnud aastaid niimoodi, jah. Eks seal on ka ikkagi jällegi selle personali puuduse taha läheb see asi, sest eks tõenäoliselt ma neid kaupluse juhatajate palgatasemeid väga täpselt ei tea, aga ma siiski kaldun arvama, et ega see palk selle suure vastutuse juures väga kõrge ka ei ole. Jah, ja tõenäoliselt, kui see oleks nii hästi tasustatud, et ühe koha peal ongi okei olla, siis ilmselt inimene ei läheks seda teist kauplust juhatama, ma kujutan, et... No muidugi sellega ma kardan seda, et antud töötajal tõenäoliselt ei olnud ka väga eriti valida, sellepärast, et tal lihtsalt pandi fakti, et kuule, võta see pood ka veel.
see on võimalus jaa, et pannakse justkui niimoodi, et muidu sa kaotad oma praeguse koha ka, kui sa seda uut ei võta ja jah, et see oht on täitsa olemas. Nii et kõigile nendele meie podcasti kuulajatele, kui teil on plaan saada mõne kaubandusketi personalijuhiks või tippjuhiks, et siis võtke ennast kokku ja pange see struktuur niimoodi paika, et see oleks kuidagi loogiline. Muide, kuulajatest ka, vaadates siis statistikat, siis Spotify ja Apple podcasti kuulajate põhjal alaealised meid ei kuula ja kõige suurem grupp üle 70% on siis vanuses 23 kuni 34. Noh, see ongi enam niisugune üliõpilaste iga. Et ütleme niimoodi, võivad sul magistrandid ka olla, kes kuulavad, kas vilistlasi on ka kuulajate hulgas, kas läks kuskil sellisesse listi ka? No see kindlasti ringleb, me oleme päris palju ka eelnevalt pannud rõhku sellele, et jõuaks võimalikult kaugele meie podcasti kuulavus, aga see aasta ka, ma arvan, meie üks põhilisi eesmärke on veel laiendada seda, kindlasti võtta Facebook Ads abiks ja erinevaid abivahendeid, millega saame paremaks teha. Mis te ise soovitaksite veel juurde? No kindlasti, no muidugi noortel inimestel on Instagram väga oluline kanal kindlasti. Ja selles mõttes võib-olla isegi TikTok, aga TikTokis vist on nagu rohkem see videode keskkond, et seal nagu ei saa nagu neid nii väga nagu selles mõttes vist neid saadete reklaame vist väga panna vist. Või siis ainult nagu tasuliselt vist. Aga muidugi see mõte, mis ma ütlesin ka, et seda võite muidugi üle vaadata, et see võiks nagu nende vilistlaste gruppidesse nii-öelda ka minna see saade, et ma arvan, et eriti kui on nagu sellised pikaaegsemad õppejõud, kui te neid näiteks informeerite, siis ma arvan, et nii mõningad neist võib-olla kuulaksid ka vilistlased. Ja kindlasti ka teie kolleegid, kes on olnud ja tahavad veel kuulda rohkem, et mis on siin vahepeal juhtunud ja kes pole ammu saanud. Ja võib-olla pakuvad huvi ka näiteks ka uuemad inimesed, kes pole neid õpetanud, et siis nagu saavad nagu teada, et mis ülikoolis vahepeal edasi arenenud on. No võt, ongi meile siin ka paras õppimise kogemus, et kui on nagu selline pädev turundusinimene meile podcasti sattunud, siis tuleb enda kasuks tööle panna see asi kindlasti. Nipid. Just. Ja muidugi kõige rohkem kanaleid teate isegi teie minust veel paremini, sellepärast, et mida üliõpilased kõige enam jälgivad ja kõige enam kasutavad, et ja kuna me ise oleme ka üliõpilased, siis me teame. Aga kuidas oma brändi peaks rajama, kuidas see siis nii-öelda õpikutarkuse järgi käima peaks? Oma bränd ikka on niimoodi, et midagi üleöö ei sünni, sellepärast, et neid emotsioone ja neid asju tuleb ikka teha, et siin ongi et see küsimus, et millega siis nagu lüüa, et see peabki olema mingisugune emotsioon. Et see on nii-öelda, selle tootele tuleb lisada mingisugune emotsioon või on siis sellel tootel mingisugune väga eriline disain näiteks, mis tekitab tõelise emotsiooni. Näiteks üks majandusteaduskonna vilistlane on loonud sellise korraliku ja ägeda firma, kes on ka minu üliõpilane olnud ja tema ettevõtte nimi on Estelon. Ja see ettevõte toodab kõlareid ja need toodab neid selliseid stuudiokõlareid. Ja selle eripära on see, et need kõlarite hinnad algavad kuskilt 15 000 eurost. Ja kõige suuremad turud on seal eelkõige Hiina ja Ameerika turg, et see ongi nii-öelda see disain ongi see element, mis näiteks selle kõlari puhul tekitab sellise emotsiooni, et inimesed tahavad seda nii-öelda saada ja mis kõige olulisem veel sinna juurde on see, et ka inimesed on nõus selle eest maksma nii-öelda siis nii-öelda lisaraha, sest oleme ausad, iga kõlari eest 15 000 teil maksma ei hakata. Jah, loomulikult ja just see sama emotsiooni pool, seda ma tahtsin natukene rõhutada ka, et olen isegi teinud seda viga, et jäänud liiga kinni mingisugustesse näiteks tehnilistesse näitajatesse või kuidagi sellisesse liigsesse ratsionaalsusesse mingisuguse toote või teenuse põhjal, kui tegelikult väga paljusid asju ikkagi müübki kas emotsioon või siis see, et asi on mingisugune terviklahendus. Et see üks konkreetne toode või üks konkreetne teenus on tore küll, aga see peab olema otsast lõpuni terviklahendus ikkagi. Jah, täiesti nõus ja näiteks riiete ostmise juures ma ei saa ka öelda, et mul on mingisugune üks konkreetne bränd tähtis ja ma ostan mingit kindlat brändi. On küll erinevaid brändi rõivaid, aga ne ongi kuidagi need bränditooted, mida mina ostan, satuvad ikkagi kooskõlas selle mugavuse ja praktilisusega. Et see, mis on nagu selline hästi mõnus ja hea, no näiteks tänane
jakk, mis mul seljas on selle poolest ka bränditoode, aga ta on selle poolest eriline, et ma ei ole ostnud seda brändi pärast ja tegelikult see bränd, mis mul täna seljas on tegelikult rohkem naiste bränd. Ta toodab peamiselt naistele riideid. Oskate arvata, mis bränd see olla võiks? Väga hea küsimus. Mina olen väga riiete võõras inimene. Et ütlen vihjeks nii palju, et selle brändi peale naised on hullud maailmas. Ka Eesti naised küllaltki. On see mõni luksusbränd? No sinna poole, aga ta nüüd midagi, ma ütleks, hinnataseme poolest ta nüüd kõige luksuslikum ei ole, aga teda võib ikkagi mõnes mõttes sinna Eesti oludes küll liigitada. Mujal maailmas ta pigem ei ole, ütleme nii. Tõesti ei oska arvata. Michael Kors. Okei, kuulnud olen. No, ma olen rohkem nende kelladest kuulnud või jah, just, rohkem selle poolt. Aga ma nüüd alles hiljuti uurisin Tallinna Kaubamaja bränditoodete valikut ja siis ma märkasin seda, et Michael Kors on Tallinna Kaubamaja sortimendist meeste puhul välja läinud. Aga teie enda lemmik, mis on täielik lemmik, mis on siiamaani, mille kõige rohkem olete ostnud? Ma ei oska isegi öelda, et kas ma olen nüüd midagi, võib-olla triiksärkidest Sand. Aga üleüldiselt, kui te peaksite välja tooma 2-3 näidet heast brändist ja võib-olla on mõni kehva brändi näide ka? No mina ütleks, kehv bränd on Bolt, millega enamus nõus ei ole, ma tean seda juba ette. Nii, no väga äge hot take, aga miks? Sellepärast, et minul, see on mitmel põhjusel, sellepärast, et esiteks Bolt üritab kõikidest Eestis kehtivatest seadustest ümber hiilida, siis kindlasti muidugi, et eks ole, välismaalastel on ka tööd vaja, aga mina võin teile öelda, et mina ei ole Bolti kunagi kasutanud. Isegi taksona, aga mitte. Ja praegu ma nagu ei näe, et ma nagu kasutama hakata tahaks ka, et seal ütleme niimoodi, et need, mis ma kuulnud olen, siis need välismaalastest nii-öelda juhid tihtipeale linnas ei orienteeru ja kes on nagu mu enda tuttavatest tellinud, siis põhimõtteliselt mõnda kullerit on tulnud 20 minutit telefoni teel juhendada, kuidas tema juurde sõita ja linnas, mitte kuskil maakolkas. Ja siis, mis seal veel oli? Üks mõte oli mul veel sellega seonduvalt. Aga ma arvangi, et see ongi nii, ja muidugi see, et ja kui ma näiteks restoranis telliks Boltiga, siis ausalt öeldes mina ei taha küll seda rattaga läbi loksutatud toitu sööma hakata. Jah, eks ta ongi, et kellele mis, et tõesti selle eine kujundus läheb seal väga tõenäoliselt kaotsi selle teekonna peal. Aga jah, ütleme, et neid skandaale on ja kes on sellega kuidagi ligemalt seotud olnud või mingist, konkreetselt selle kohta otsib, siis neid selliseid lahkhelisid ja nende, kuidas, ma ei tea, kuidas korrektne nimetada on, sest otseselt töötajad on neil kontoris, eks ole, need, kes autosid juhivad, ei ole otseselt nende töötajad, on nad koostööpartnerid või on nad alltöövõtjad, aga igatahes neid lahkhelisid on isegi nagu, kuni meediani välja jõudnud, et selles mõttes tõesti ma saan aru sellest vaatenurgast, jah, et see võib-olla aga ma ütlen nii palju siia vahel, et väga vabandan, kui mõni vilistlane kuulub ja kes on nii-öelda Boltist tööl, et nii-öelda seal kontori poole peal, et ma tean, et vähemalt üks mu enda endine juhendatav näiteks on Bolt Foodi turundusjuht. Ahah. Nii, aga mõni näide heast brändist näiteks? Mercedes on küllaltki selline hea bränd, see ei ole küll minu auto eelistus, aga tema maine nagu selles mõttes on küllaltki hea, tugev ja positiivne, väga selgelt ja kindlale sihtrühmale orienteeritud ja turunduses tegelikult vahet ei ole, kas me tegeleme brändiga või ükskõik millise asjaga, see sihtrühmale orienteeritus ja et sihtrühm saab aru ka sellest, et see on tema jaoks vajalik ja ta tunneb selle nii-öelda selle brändi kommunikatsioonis ära, et see on nii-öelda hästi-hästi oluline ja nii-öelda ka hästi vajalik. Aga ka mingi Eesti ettevõte, mis on niimoodi siin arenenud ja mida saaksite tuua heaks näiteks? Heaks näiteks, Tallinna Kaubamaja võiks ütelda. Et selles mõttes ta on ka nagu
kunagine loosung oli neil alati põhjust tulla ja tegelikult ka, kuigi ütleme, toidumaailm mulle enam nii väga ei istu võrreldes sellega, mis ta vanasti oli, aga üldiselt pean ikkagi riiete valikut ja kodukaupade valikut Tallinna Kaubamajas ikkagi küllaltki heaks. Kvaliteet on ka üldiselt ja on näha, et seda sortimenti mõeldakse nagu selles mõttes ka väga hästi nii-öelda läbi. Et see on nagu ka väga oluline, et muidugi ka jällegi erinevad sihtrühmad ja nii edasi ja muidugi ma loodan, et nüüd koroona ja siis need energiahinnad, mis kõrged on, ei ole neid kaubamaja uusi plaane muutnud, mis on juba siin 4-5 aastat vanad, ikkagi see tulevik ja kui võimsaks on kavas Tallinna Kaubamaja arendada ja pinna poolest ja täiesti uue hoone lahendused ja nii edasi. Tegelikult ma ei kahtle selles, ma arvan, et see on teostatav ja tegelikult kaubamajal on läinud nendes koroona aegades ja energiakriisis tegelikult suhteliselt hästi. Loomulikult ka neil on läinud need müüginumbrid ja finantsnäitajad mõnevõrra tagasi, aga ikkagi, kui me võtame võrdluseks siia enamik teisi Eesti ettevõtteid, siis enamik ikkagi väikestest tagasilöökidest ei räägi. Kas selle põhjalt võib siis arvata, et kui olukord stabiliseerub, et siis Tallinna Kaubamajal võib hakata veel paremini minema? Ja kindlasti, et ma täiesti usun seda ja samas ka isegi Selveri segmendis pole midagi nii-öelda oluliselt kehvemuse poole läinud, et muidugi jah, et hüpermarketite ja supermarketite puhul kõigil on praegu megakäibe kasv, et seda me ei saa rääkida, aga see on kõik inflatsioonist. Ja see kasumlikkus on tegelikult see põhinäitaja, mis praegu näitab, et kuidas see asi nii-öelda tegelikult läheb, et pigem ma mõtlengi nii-öelda seda kasumlikkuse poolt, millega nagu erilisi probleeme ka nii-öelda Selveril hetkel ei ole, et hästi, aga tulles tagasi selle eelmise brändi näite juurde, et siis jällegi mina teie tunnis ei ole käinud küll, aga ma olen rääkinud teiste tudengitega ja paistab, et te panete tegudesse seda, mida te räägite, sest te olete ka nii-öelda nagu õppejõudude Mercedes väga tudengite poole näoga ja päris siiralt on teid nagu kiidetud. Aga kuidas on nii, et teil on seda tahtmist ja jaksu 20 aastat vabalt suhelda, dialoogi elus hoida ja olla tudengite poole näoga? See on hea küsimus, et kindlasti rahulolevad üliõpilased ja lisaks ka motiveeritud üliõpilased kindlasti on see pisik, mis nakatab seda tööd jätkuvalt tegema ka edaspidi. Et see on kindlasti olnud nagu see ja teiseks küljest ma olen nagu mõelnud ka väga selle peale, et ma ei tea, kas Mark on tähele pannud, aga igatahes õpetamisest tegelikult ma parajasti õpetan, ma kasutan ka turundusvõtteid. Ja mõjutab nii-öelda sihtrühma mõjutamist ja nii edasi. No tegelikult seda on näha and ja just seda, et teha tundiga huvitavamaks või üldsegi, et üliõpilased peaksid rohkem tähele. Et võib-olla selles on näha and tõesti. Jah, et selles mõttes ja see ongi ka see kommunikatsioon ja nii-öelda keelekasutus teinekord ja see valik, et selles mõttes, et see on ka nii-öelda see turundus on sihtrühma põhine nagu selles mõttes, et nii-öelda eks ma katsetangi ka erinevatel õppeaastatel erinevaid lähenemisi ja nii-öelda meetodeid ja samas võin ütelda ka seda, et üldiselt ma olengi niisugune eksperimenteeriv õppejõud, et see nagu oleks võib-olla kõige tabavam nimetus, mulle meeldib eksperimenteerida ja teinekord ma võin selle ülesande anda ka niimoodi ette, mille lõpplahendust, mis sealt harjutusest tuleb, ma ei teagi. Et selles mõttes, et see lihtsalt on see, et mis sealt nii-öelda siis välja tuleb, et see ongi see selline eksperimenteeriv nii-öelda õpetamine, aga mida ma usun, et päris mitmed kolleegid ei julge seda päris nagu ette võtta, sest nad nii-öelda eelistavad sellised standardsemaid lahendusi. Aga mõni standardsem lahendus võib olla tõesti üliõpilasel natukene igavaks muutuda. Ja siis eksperimenteeriv on tegelikult ka mulle huvitav, sellepärast, et huvitav, et millega see asi nii-öelda lõppeb ja mis see lõppresultaat tuleb. On küll koht, kus ma tahan nagu konkreetselt nii-öelda välja jõuda, aga milline tee selleks valitakse üliõpilaste poolt, et see on nagu selles mõttes nii-öelda huvitav ja nii edasi ja teinekord on olnud ka moment, et mingi ülesande puhul ma nagu ei ole oodanud, et see asi lõpeb nii-öelda sellega ja siis mul ongi esimene reaktsioon olnud vahest olnud, mis üliõpilastele välja ei paista ja on olnud selline, et ma olen nagu mõelnud, et mis nüüd tuleb. Aga
siis tuleb mingisugune situatsioonifaktor mängu ja mis muudab ja leiab täieliku selle lahenduse ära. Ja tegelikult situatiivsetest teguritest auditooriumis oleneb ka väga palju. Näiteks mitte ükski asi tegelikkuses ei ole mul läinud loengus või harjutuses päris täpselt nii, nagu ma olen arvanud, vaid enamasti, vähemalt minu puhul on töötanud see minule kasuks, et see on läinud veel paremini. Välja arvatud mõned üksikud korrad, kus mõni asi on läinud nagu selles mõttes situatiivsest tegurist kuidagi paigast nagu selles mõttes mõnevõrra ära, aga see ei ole eriti välja paistnud, aga ma ise olen lihtsalt tundnud, et oi, et täna see lahendus nagu kõige parem meil nagu selles mõttes ei olnud, et aga okei, et oma põhiteadmised ja õpiväljundid said nad ikkagi kätte, et see oli nagu kõige olulisem ja põhilisem. No ma mäletan neid praktikumitunde, kus olid erinevad rühmatööd ja need olid alati huvitavad, neid oli tõesti väga lahe teha ja see andis sellist, no esiteks veel esinemine, kuidas sa seda toodet teistele jagad, mis siis ise oled teinud või mida sa pead siis nagu rääkima ja kõik selline väga huvitav kogemus. Aga mul tegelikult on küsimus ka selle kohta, et te olete väga humoorikas inimene. Kõik sellised etteastega auditooriumites, kus olete olnud kas siis, ütleme nii, et päkapiku rollis või jõuluvana rollis, et kuidas te neid kommenteerite, kuidas te olete selline humoorikas inimene? Ei oskagi seda öelda. Võib-olla ütleme ka niimoodi, et tegelikult ega ma päris täpselt ei ole ka aru saanud, sellepärast, et teinekord ma ei pea üldse midagi tegema. Ja ma ei ole isegi suud lahti teinud ja ma ei näe isegi teistmoodi välja ja kõik üliõpilased juba naeravad. Või isegi plaksutavad. Et isegi selliseid situatsioone on nii-öelda ette tulnud, aga üks asi, mis on, et eks ma olengi oma loomult selline, sest nii palju, kui mul on vanemad rääkinud ja nii edasi, ja ma ka ise mäletan, väikse lapsena ma olin juba piisavalt humoorikas selle poolest, et ma ise ei saanud mitte midagi aru, aga kõik kogu aeg naersid. Selle peale, mida ma ütlesin. Väga hea omadus. Jah, et see on nagu huvitav, aga teil mõlemal vist õppejõud Kristjan Liivamägi veel õpetanud vist ei ole vist teid? Mind on, mina olen käinud eraisiku rahanduse tunnis ja Kristjan Liivamägi tunde olen kuulanud, ka väga hea õppejõud. Aga küsingi nagu sellise küsimuse teie käest, Margi käest muidugi ka, aga teie käest kõige enam, et aga mis te arvate, mis seos võiks olla minul ja Kristjan Liivamäel, et miks meie tihtipeale tunduvad üliõpilast, et meie oleme huvitavad, et mis see tegelik põhjus võiks olla? Milles seisneda võiks? No, kui ma kuulan seda, kuidas teie räägite oma alast ja kui ma olen kuulnud seda, kuidas Kristjan Liivamägi räägib, ma olen ka tema tehtud podcasti kuulanud, Raha Reede, meie fännid võiksid ka seda ilmselt kuulata, päris huvitav. Tundub, et see eriala, mis te olete valinud või see, millega te tegelete, läheb teile siiralt korda. Ja seda on väga raske nii-öelda võltsida, seda ei saa näidelda väga pikalt ja väga sisuliselt. Täiesti nõus. Aga jah, mul oligi selline küsimus, et ma olen täiesti nõus teie versiooniga, aga ütleks siia enda poolt, et üks eriline asi on, et nendel andmetele te tõenäoliselt ligi ei pääse, et millal erinevad õppejõud sündinud on. Ja kes nad tähtkujult on? Nimelt, ma ei oska kõikide kolleegide osas öelda ja siis ma selles mõttes vabandan nende kolleegide ees, kelle nii-öelda sünnidaatumeid ma ei tea täpselt, aga minul ja samuti Kristjan Liivamäel võib selleks olla sünnijärgne eelsoodumus. Ja võtta aluseks tähtkuju, nimelt nii mina kui tema oleme kaksikute tähemärgis sündinud. Meil on ka muide järjestikustel päevadel sünnipäevad. Ja kaksikute tähtkuju esindajad võivad olla suurepärased õpetajad, suurepärased õppejõud, suurepärased muusikud, suurepärased lauljad või suurepärased ajakirjanikud. Et kaksikute tähemärgi esindajaid nendes valdkondades kõige enam töötab ja ma täiesti usun, et kui ma ei oleks õppejõud, siis ma suure tõenäosusega oleks kas näitleja või ajakirjanik. Väga huvitav, ei ole selle peale mõelnud, ei olnud isegi kursis sellega, et see nii on. Aga kui ma kas või oma vanemate peale mõtlen, siis
mingi korrelatsioon siin kindlasti on. Et ütleme niimoodi, et sellest nüüd üldse ainult ka ei olene, selles mõttes seal on muid värki ka, et aga see lihtsalt on see, et sellel võib olla niisugune eelsoodumus. No loomulikult, et peab olema neid teadmisi, mida edasi anda, aga jah, see iseloom on kindlasti väga oluline ja noh, kõik teie, kes te siis oma suurtes ambitsioonides hakkate haridusasutust püsti panema või otsite niisama juhendajaid oma ettevõttesse kas või, et pange siis tähele inimese iseloomu, tulgu see siis tähtkujust või millestki muust. Jah, ja ütleme veel niimoodi, et ütleme selle kaksikute tähtkuju kohta räägitakse ju seda ka, et oi jumal, mis need kaksikud on, et täiesti kunagi ei tea, mis sealt tulemas on, et seal on 2 inimest ühes nii-öelda peidus, et vot ei tea, et milline tema tuju nüüd tänasel päeval on, et milline see mina täna domineerib, et siin ongi nii-öelda väga erinevaid asju, mida nagu välja tuuakse. Aga kui me oleme rääkinud nüüd argipäevast, siis tahaksime küsida teilt, et milline teie meelest näeb välja üks korralik hea nädalavahetus? Korralik hea nädalavahetus mis aasta ajal? Aasta läbi või millal? No tooge erinevaid näiteid. Okay. Võtame järjest. No suvel ikkagi meeldib teha üks korralik jalgrattatiir ja mis siis nii-öelda õhtul loomulikult siis lõppeks sellise grillimisega ja eeldusel ka, et ilus ilm on ja enam-vähem soe, mitte +6, vaid ikka +20. Jah, elame me ju ometigi riigis, kus jaanipäeval ja jõuludel võib olla üsna ühtemoodi ilm. Ja jalgrattatiiru juures siis pigem ma eelistan jalgrattatiire alates, enam-vähem mitte ainult alates, vaid enam-vähem selline distants ongi 50 kilomeetrit. Et ma tavaliselt ei viitsi jalgratast välja võtta väiksemate maade puhul ja pigem mulle meeldib nii-öelda linnast välja sõita ja nautida siis nii-öelda elu, et Pääsklast Keilasse näiteks minna, tulebki 50 kilomeetrit täis ilusti edasi-tagasi. Või näiteks Põhja-Tallinnast sõita Tammneeme, tuleb ka umbes analoogne distants 50 kilomeetrit. Muidugi seal Põhja-Tallinna ja siis selle Tammneeme vahel muidugi osa on ju ka nii-öelda linna läbivad teed, see on muidugi natuke ebamugav ja see nii-öelda nii väga ei meeldi, aga niisugune rattasõit tuur on täitsa hea ja selline grillimine, aga muidugi ütleme niimoodi, niisugune mõnus nädalavahetuse päev, ütleme näiteks praegusel ajal võiks näiteks olla see, et kindlasti muusika nautimine kodus. See mulle väga meeldib ja ma olen kindlasti väga teistmoodi inimene, kui on teie mõtted, teie kindlasti niimoodi tarbekäitumise poolest ei ole. Nimelt mul on umbes kuskil peaaegu 530 CD-plaati. Ja miks mul need CD-plaadina on? Ma tean küll, internetis on igasugused Spotify'd ja igasugused muud kohad olemas. On selles, et ma eelistan kuulata ka muusikat kohtades, kus ei ole internetti. Et see on nagu see asi ja sloveenikeelsete CD-plaatide osakaal on mul seal 150 plaadi ümber, sellest 520 umbes. Aga kuidas te neid selles mõttes siis omal nagu jaotate või organiseerite, et kui mul on nagu 3 CD-plaati, siis mul ei ole raske õiget CD-plaati õigel hetkel üles leida, aga kui mul on üle 500 CD-plaadi, et siis kuidas te nagu õigel hetkel just selle õiget CD üles leiate? Mul on oma süsteem nagu selles mõttes pandud ja tegelikult seal ei olegi nagu eriti süsteemi, see ongi selline süsteem, mida ainult mina jagan. Et mina nagu selles mõttes saan aru, kus see või teine nii-öelda asetseb, kuna ma kuulan tegelikult suhteliselt palju, siis nii-öelda mul on nagu pidevalt see võtmine nii-öelda käib näiteks jõulude ja aastavahetuse ajal, ma ei kuulanud ainult mitte Eesti või siis rahvusvahelisi jõululaule, vaid ma kuulasin ka sloveeni ja horvaadikeelseid jõululaule ja selliseid uue aasta laule. Nii et see oli ka niisugune päris põnev ja selline huvitav ja Mark muidugi teab väga hästi, et ma olen väga suur Sloveenia fänn, et see on kindlasti aines välja paistnud. Jaa, võib-olla tahate sinna meie kuulajatele ka öelda, et täpselt mis on selle põhjus, miks just Sloveenia? Sloveenia on kindlasti muidugi need, kes on olnud minu üliõpilased, need teavad seda vastust, aga kes ei ole olnud, siis loomulikult saan öelda selle, et
2009-2010 olin ma Sloveenias 2008-2009 olin ma väga pikalt, et ma tegelesin oma doktoritööga ja viisin läbi siis nii-öelda doktoritöö uurimuse välismaiste ja kodumaiste kaupade eelistamisest Eesti ja Sloveenia tarbijate näitel ja oli mul seal tõesti ääretult põnev aeg ja tegelikult Sloveeniasse ma arvusin ära aastal 2006. Ja ma võtsin lihtsalt sellise turismireisi Eestist, et ma läksin Ungari-Sloveenia reisile. Ja tõsine probleem selles programmis oli see, et ajakavast me olime lootusetult maas, et põhimõtteliselt oli bussiga oli terve tee Eestist sõitmine läbi Ungari, läbi Sloveenia ja tipp oli siis see, et tagasilend oli, aga see oli veel huvitavamast kohast, see oli Itaaliast, Triestest. Ei olnud Milanost oli. Ja siis oligi, et Ljubljana peale jäi ainult aega 3 tundi, pleedi ma nägin 30 minutit ja samas see, mis ma nii lühikese ajaga nägin, see emotsioon, mis mul seal nagu selles mõttes tekkis, oli see, et oi, siia ma tahan kindlasti tagasi tulla. Ja siis oligi, et ma doktoriõppes juba õppisin, aastal 2005 astusin doktoriõppesse ja siis ma mõtlesingi, et tahaks nagu oma doktoritööle ka kaasjuhendajat saada. Ja pigem nagu teaduskonnas seda väga julgustati ja väga soovitati, et ka mainekates ülikoolides, no Tehnikaülikool on ka mainekas kahtlemata, aga veel mainekamates ülikoolides on see täiesti tavaline, et kui välismaa ülikoolist on ka tihtipeale doktoritööl kaasjuhendaja ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin ja kaalusingi erinevad alternatiive esiteks, et keda millisest riigist, millist juhendajat nagu endale juhendajaks siis paluda. Ja mul tekkiski nii-öelda veel mitmeid 3-4 varianti tekkis. Ameerika puhul ma tõstsin kohe 2 kätt üles, sest et ma vaatasin, et oi, mina ei jõua neid läbi töödelda, neid toredaid professoreid, neid oli nii palju, kes seda teemat uurivad. Ja siis mul jäigi sõelale nii-öelda Sloveenia, ma hakkasin Sloveeniat ka spetsiaalselt otsima selle järgi, et kas kedagi Sloveeniast võiks leida. Ja siis ma nägin, et Austrias on üks selline huvitav õppejõud olemas ja Suurbritannias on olemas. Ja siis ma tegelikult mõtlesin, et mida ma tegelikult tahan ja milline see töö peaks olema, et see midagi nagu selles mõttes ka juurde annaks ja oleks nagu huvitav. Ja siis mul tekkiski mõte, aga ma võiks ju uurida seda kosmopolitismi ja välismaise ja kodumaise kauba eelistamist, võiksin ma uurida nii-öelda postsovetlikes riikides. Nii-öelda Sloveenia oli ka ju Jugoslaavia osa ja nagu isegi väga hästi teate, Eesti oli NSV Liidu osa, nii et oli nagu süsteem oli mõnevõrra sarnane, aga siiski erinev ja mis veel oli nagu oluline, et see teine rahvus ei oleks kultuuriliselt väga sarnane, et ta oleks nii-öelda pigem erinev. Et see oli nagu see mõte, miks ma nii-öelda sellise nii-öelda otsuse siis tegin ja minu positiivseks üllatuseks oli see, et mu sloveenlasest juhendajal professor Irena Vidal, kuigi esialgu tundus, et ei ole asi palju tõotav, aga ma saatsin talle palju materjale ka, et mida ma seni nagu teinud olen ja kes ma nii-öelda üldse olen ja nii edasi, et alguses mingi kippu ega kõppu, täielik haudvaikus. Mitte midagi sealt ei tulnud ja läks 3 nädalat läks mööda ja see, mis sealt nüüd tuli, oli mulle ääretult positiivne ja üllatav. Tere, väga huvitav, et mul on teil ainult üks küsimus. Millal te tulla soovite? Nii, et siis see 3 nädalat läks võib-olla nende materjalide läbitöötamiseks hoopis. Jah, ja teiseks ma tean ka, kui hõivatud ta on. Selle poolest, et tema tööpäev algab kell 5 hommikul. Ja ta enam-vähem lähebki mingisugune kella 10 nii õhtul välja, et siis nii-öelda tuleb selline unepaus vahepeale ja siis hommiku kell 5 nii-öelda hakkab ta juba, 4:30 on juba hommikusöök ja kell 5 hakkab ta siis nii-öelda tööle, nii et tal on need teadusartiklite kirjutamist, igasuguseid projektikohtumisi nii online'is kui reaalsel kujul, muidugi ka õpetamist ja mitmeid asju, mis tingibki sellise hästi tiheda päevakava ja näiteks suvisel ajal Ljubljana ülikoolis lõpeb õppetöö tunduvalt hiljem kui Tallinna Tehnikaülikoolis, et Ljubljana ülikoolis kuskil 15 juuli lähevad alles õppejõud puhkusele ja puhkus kestab neil kauem, sest akadeemiline aasta hakkab seal 1. oktoober umbes. Ja siis on olnud selliseid situatsioone, kuigi tal on veel tööaeg,
et ma jõuan sinna juuli alguses, enne kui ma hakkan minema, me omavahel suhtleme ja siis ma kirjutangi, et ma tulen 2 nädalaks Sloveeniasse ja et kas mõni nendest kuupäevadest on ka sobilik, siis täiesti tavaline juhtum on see, et sest 2-nädalasest perioodis on ainult üks ainuke päev, mis talle sobib. Sest ta on nii palju lennus lihtsalt kogu aeg ja igal pool. Ja muidugi seda lendamist ja seda rahvusvahelist elu suurendab tal ka prantslasest abikaasa, sest tal on nii-öelda 2 kodu ka, et ta nii-öelda elab vahete vahel ka Prantsusmaal. Küllale liiga ei tee. Aga kuidas te selle Sloveenia enda jaoks selles mõttes avastasite, et millest need positiivsed emotsioonid tulid? Ütleme eelkõige see loodus, see, mis nii-öelda ümbritses. Ma ei saa öelda ka, et Eestis nii-öelda vilets loodus on, aga seal on muidugi seda, mida meil üldiselt ei ole. Alpid ja puha, no kui Sloveenile ütled, et meil on siin mägi ja 318 meetrit, siis mõeldakse selle, mis küngast see on. Nii et ikkagi see loodus ja muidugi ka sloveenid rahvusena ise. Et selles mõttes, nad on selles mõttes ülitoredad, ülisõbralikud, hästi avatud, aga kui sa ütled seda keskmisele Sloveenile, et Sloveen on avatud inimene, siis nad ei usu sind. Sest nemad ütlevad selle peale, et mis Sloveene sa näinud oled. Et selles mõttes, et ameeriklased on avatud. No jah, ameeriklased on tõesti avatumad võrreldes sloveenidega, aga kui me räägime siin näiteks keskmisest eestlasest või keskmisest briti inimesest, siis kindla peale Sloveen on ikka tunduvalt avatum, hästi külalislahke, nii et selles mõttes ja nendega juba tõesti igav ei hakka ja siis kõige huvitavam asi oli, ma arvan, et see oli vist ka aastal 2014, mis minuga Sloveenias oli, et turistid hakkasid mind sloveeniks pidama. Selle peale selles mõttes, et oi, et ma küsisin ka huvi pärast, et aga miks te arvasid, et ma nii-öelda kohalik olen? Te näete nii keskmises sloveeni moodi välja. See on päris hea. Aga tegelikult, miks veel on see ka, et tegelikult kui paned sloveeni või eestlase kõrvuti või ka soomlase, ei tee vahet, mis rahvusest need inimesed on. Välja arvatud võib-olla, kui seal tõesti mingisugune midagi väga teistmoodi on, et siis võib-olla tundub, et on keegi teine, aga üldiselt ei ole, et Sloveen näeb täiesti sellise skandinaavialiku inimesena nii-öelda välja. Ja kuigi nad on slaavi rahvus, siis nende osas on nagu see ka, et neil ei ole niisugust naistel, mis eriti silma paistab selline venepärane make-up ja soengud. Seda näiteks ei ole, näiteks lähete Tšehhi, seal nagu selles mõttes täiesti selline naistel sellised venepärased soengud, venepärane make-up, aga Sloveenias seda ei ole ja sloveenid on ka lõunaslaavlased, et nad ongi nii-öelda kaugemat sorti slaavlased. Keel on muidugi ja see keeletunnetus on nagu selle poolest muidugi slaavi keel, seda kahtlemata, et mu enda vene keele oskus on madal, aga kõige naljakam on see, et nii palju, kui ma vene keelt oskan, siis ma jagan ka sloveeni keelt, sellepärast, et osad sõnad on seal kas täpselt samad või nad on niivõrd sarnased, et no näiteks ma võin tuua apteek, on sloveeni keeles lekarna, aga vene keeles on üks nimetus lekarstva ehk ravim. Et selles mõttes seal on nagu selliseid huvitavaid sarnasusi. Ja muidugi, kui minna Sloveeniast Horvaatiasse, siis tundub see pilt veel palju arusaadavam selle poolest, et siis on sloveeni ja horvaadi keeles on tihti peale mingi 1 tähe erinevus on väga paljudes sõnades. Et kui sa juba sloveeni keelt jagad, siis sa saad juba horvaadi keeles ka arvu, et see on nüüd see koht. Ja muidugi nende hääldus on natukene teistsugusem võrreldes sellega, kuidas sloveenid hääldavad. Ja muidugi sloveeni ja horvaadi keel kuuluvad ka ühte keelkonda, aga nad on ikkagi tunduvalt sarnasemad võrreldes sellega, mis on eesti keel ja mis on ungari keel. Kuigi eesti ja ungari keel on nagu ühes keererühmas, aga eestlane läheb Ungarisse ja vaatab ja minestab ära seal, vaadates, issand jumal, kui ropud inimesed need ungarlased on. Ja, perse. Aga mida tähendab perse ungari keeles? Teate? Ei tea. Loomulikult. No võt. Õnne keele erinevused. Jah, nii et selles mõttes sugulaskeel. Aga muidu ütleks ju niimoodi, et tegelikult ungari keel tegelikult ei tundu üldse eesti keelega sarnane. Ei ole kuulanud. Täiesti erinev. Ja see, mis nad, seda te tõenäoliselt vist ei tea, aga igaks küsin, kas te teate, kuidas ungari keeles eesti on? Sõnatüvi ei ole sama, siis ma eeldan. Ei ole, jah.
Est-Forsag. Et EST on alguses ja siis tuleb Forsag. Est-Forsag. Väga huvitav. Saabki siin targemaks. No jaa, kordades tuled uskumatu. Tee ainult suured silmad pähe ja imesta. Nii, aga saite oma doktoritöö seal siis tehtud? Tehnikaülikoolis siis kaitsesin. Ja, aga selles mõttes, et selle doktoritöö tegemine oli väga tugevalt siis Sloveeniaga seotud. Jah, see oli siis nii Eestis uurisin Eesti tarbijaid, 8 lehekülge oli uuringu ankeet pikk ja sama pikk ankeet oli siis ka Sloveenias. Ja see vahe oli, et Sloveenias oli ainult sloveenikeelne ankeet ja Eestis oli mõlemas keeles, nii eesti kui vene keeles, sest meil on see venekeelne elanikkond ikkagi küllaltki arvestatav sihtrühm kogu rahvastikus, aga Sloveenias ei ole sellist vähemusrahvust, kes oleks rahvastikust domineeriv. 10% on see vähemusrahvuste osakaal Sloveenias ja need jagunevad väga killustatud vähemusrahvuste vahel, nii et see 10% jaguneb seal itaalasteks, austerlasteks, Ungari inimesteks, veel siis paljudeks nendeks endisteks Jugoslaavia rahvusteks, nii et see on nagu tõesti selline hästi laia ampluaaga, et sealt nagu lihtsalt mingit efekti ei anna see, et sa hakkad seal nagu uurima, aga mis muidugi kurvaks Sloveenia puhul teeb, et väga paljud suuremad ettevõtted on läinud horvaatide kätte Sloveenias. Näiteks Sloveenia suurim jaekett Mercator, samuti suuremad õlletehased, nii et see on nagu, et oleks võinud nagu olla ja seal, kui Eestis, nagu me väga hästi teame, et meil on Saku õlletehas ja meil on Tartu õlletehas ja piirkonniti eelistused on erinevad Eestis. Sama on ka Sloveenias, aga Eestis üldiselt minu arvates seda probleemi ei ole, et vaadatakse näiteks viltu, kui keegi Tallinnas A. Le Coq'i joob või keegi Saku õlut nagu Lõuna-Eestis jooks. Olete nõus? No jah, suures pildis mitte, võib-olla mõne sellise pilkava torke sa saad kellegi käest, aga jah, see ei ole nagu konflikti alus kindlasti mitte. Et ütleme, et mujal Sloveenias nagu niivõrd ei ole, aga Ljubljanas nagu selline mentaliteet on, et seal on nagu 2 konkureerivat õllebrändi, millel nüüd on ka veel üks omanik, et on Union ja Laško. Ja Unioni on see, mida röövatakse siis peamiselt Ljubljanas ja siis eelkõige kõige peamises Gorenska regioonis, kus on kõige suurem osa nendest Sloveenia alpidest. Ja siis muu piirkond joob seda Laško õlut ja siis Ljubljanas inimesed seal vaatavad, et see on mingi maakas või? Mis sest Laškost jood? Õige inimene joob Ljubljanas Unioni. Kuigi mina ei ole selline, et minu poolest võrdväärne, et ei ole see Union kehv ega ei ole ka see Laško kehv, et mõlemad on täitsa rööbatavad ja samuti Sloveenias on ääretult hea trend on see käsitöö, õllede maht ja selle suurenemine, nagu Eestiski juba, ma ei tea, mingi 7 või 8 või isegi rohkem aastaid juba on, et Sloveenias on ka sama tabanud suur selline käsitöö õllede buum. Aga muide, käsitööõlled on väga huvitavad selle poolest, et tihtipeale nende kangus on selline, milline tavapoe õllekangus ei ole, et nad võivad olla tunduvalt kangemad. Nii et Eestis parmud tahaksid kõige rohkem seda kõige kangemat käsitööõlut. Aga see ei ole kättesaadav. Kallis on. Noh, eks nemad ilmselt valdavad ka seda 4 tehet väga hästi ja siis võib-olla toimub seal selline jagamistehe siis alkoholiprotsendi ja liitri hinna vahel võib-olla. No kindlasti käib ja ikka see 2-liitrine plastpudel peab olema. Et isegi nüüd on ju Lidl need sortimenti Eestis võtnud 2-liitrised pudelid. Võt, millest kõigest teada saab, ei ole ise sinna poole isegi vaadanud mitte. No ütleme niimoodi, et ma nagu Lidli püsikäija ei ole, et ma olen mõned korrad käinud ja ütlen tegelikult, et mina olen Eesti Lidlist täiesti pettunud. Ei vasta absoluutselt minu ootustele. Ja miks ta ei vasta? Sellepärast, et mul olid ootused palju teistsugusemad. Muidugi, üks asi on muidugi see, et Lidli tulek Eestisse sattus väga halvale ajale. See kõrge inflatsiooni ajale, kus nagu ei saagi aru, et midagi odavat nagu oleks ja ka Lidlis tõusevad hinnad pööraselt, nagu igal pool. Aga mis põhiprobleem on? Eesti kaupa Eesti Lidlis ju peaaegu ei ole üldse mõned üksikud asjad. Ja kui me näiteks lähme Soome ja Soome Lidlisse, siis sealne sortiment on hoopis midagi muud ja seal ikka Soome maist on ikka üksjagu. Loomulikult on need Lidli need enda brändid ka, mis tema see põhiline müügihitt on, aga ei ole niimoodi, et näpu otsaga üht asja või teist asja ja siis mu
enda sugulased veel ütlevad Lidlis müüdava kohvikoore, vahukoore ja hapukoore kohta, mis muide on hallhanke korras Eesti tootjate poolt toodetud, et need ei ole üldse õige maitsega, võrreldes sellega, mida teised Eesti jaeketid müüvad Eesti hapukoore, vahukoore ja kohvikoorena. Ja kohvi ei lähe kohvikoorega Lidlist ostetuna nii valgeks, kui ta läheb näiteks Selverist või Prismast ostetud selle kohvikoorega. Et see nagu selles mõttes päris huvitav paradoks. Aga kuidas see on Eestis tarbija käitumise koha pealt? Ma tunnistan, et mul turunduse kodutöö on tegemata, aga pole hullu. Aga kas nulli ma ei saa panna, deklareerinud ei ole. kas inimesed reaalselt oma rahakotiga hääletavad kodumaise kauba poolt? Või see eestimaise kauba eelistamine on nii-öelda jutu tasemel ja minnakse ostma hinda? Või ikkagi vaadatakse, et kui on Eesti kaup, siis valin selle? Sellega on nüüd niimoodi, et üheselt sellele vastata ei saa, et siin kõige olulisem asi on inimese sissetulek. Ja kui inimesel on ikkagi raha vähe, siis teda tegelikult see kodumaisus üldse või välismaisus ei huvita, vaid ta ostabki nagu sel juhul pigem selle järgi, mida ta endale lubada kahjuks saab. Kellel on rohkem raha ja kes ei pea nii täpselt neid eurosi ja sente kuu lõpus lugema, tema saab endale rohkem lubada ja osa tarbijad kindlasti käituvad nende hulgast niimoodi, et ostavad kord nii, kord naa ja on muidugi ka täiesti Eesti patrioote, kes lähevad ainult ostma Eesti kaupu ja sellepärast, et käisid korra Lidlis ära ja vaatasid selle Eesti kaupa nagu praktiliselt üldse ei ole, enam sinna üldse ei astugi. Sellepärast nad nägid ära, et lihtsalt siin ma peangi ostma ainult välismaist. Et tarbijad ongi väga erineva käitumisega ja see ei ole ainult praeguse aja küsimus, vaid see on olnud kogu aeg niimoodi. Et muidugi nende inimeste osakaal on muidugi nüüd tõusnud, kellel on nii-öelda rahaga raskem ja kes peavad nagu rohkem arvutama, sellepärast et eriti kui on veel eluaseme laenud võetud, Euribor on hirmsasti lakke läinud, mitte ainult siis see toit ei ole ja tegelikult mina ütleks, et mida Euroopa Komisjon ja Euroopa Pank kasutab majanduse ohjeldamiseks inflatsiooni ohjamine. Täiesti vale meede minu arvates see Euribori intressi tõus, sellepärast et mida see nagu selles mõttes muudab, et Eesti puhul võib-olla seal isegi natukene on õigustatud tänu selle pensionireformile, kus nii-öelda inimesed võtsid oma raha välja oma nii-öelda pensionifondidest nii-öelda enne tähtaega, et see nii-öelda suurendas tõesti tarbimist. Aga kui me võtame nagu Euroopa kui terviku nagu kokku, siis tegelikult me ei saanud rääkida Euroopast tarbimisbuumist. Et see nii-öelda Euribori, see olid need tsentraalsed intressimäärad, mis tõusid, et nendest on nagu siis kasu, kui see hinnatõus on nagu tarbijate poolne. Aga praegused hinnatõusud tegelikult ei ole ju tarbijate poolsed üldjuhul Euroopas olnud, vaid pigem see on seotud selle sõjaga ja juba nende kõrgete energiahindadega, mis hakkasid pihta enne sõda ja muidugi sõja ajal on nad siis veelgi võimendunud. No keerulist ajad. Jah, aga kuna tegemist on ikkagi M-tüki podcastiga, siis majandusteemad on väga asjakohased ja selline potentsiaalselt kodumaad aitav meeldetuletus, et kellel võimalik, siis püüdke ikka eestimaist eelistada. Aga te ütlesite, et teil on lugusid seoses ülikoolis õpetamisega, siis et kohe mitmeid lugusid. Ilmselt päris kõikideks aega ei ole, need numbrid olid päris muljet avaldavad seal, okay. aga äkki kuulame siis mõnda huvitavamat seika seoses ülikoolis õpetamisega? Muidu need ütleme, need väga pikad ei ole, et ma võin ka kõik rääkida või pigem mitte. Tehke nii, kuidas teil just, kui on ikka väga lahe. No ütleme niimoodi, et siin mõned on lihtsalt ka niimoodi kommenteerida, et mul on lugusid seal väljaspool ülikooli, need võtavad rohkem aega võib-olla. Et õpetamisega, mis ma ütlen, et jagunevad siis laias laasuks üliõpiliste poolseks tänu avaldusteks ja siis jagunevad, mis on seotud eksamitega ja mis on seotud õppeainetega. Ma üritasin meenutada, kindlasti mul kõik asjad ei ole meeles, mis ei tulnud mulle pähe ja mul oli ka niimoodi, et ma mõtlesin ja kogu aeg oli veel midagi, mis meelde tuli, et mis veel on olnud ja mis on olnud huvitav. No näiteks aastas võin eksida, näiteks terve juhtimise ja turunduse peaeriala magistrandid esitasid peale lõputööde kaitsmist mulle tänukaardi, terve kursus, kui nad tänasid mind suurepärase ja huvitava õpetamise eest. Ja mul endal juhendatavaid kaitses magistris sellel semestril kuskil 8-9, aga see oli 20 allkirja oli all.
et kahjuks ma seda kaarti praegu üles ei leidnud, aga see kaart on mul olemas, et selliseid asju ma mitte kunagi ära ei viska, sellepärast et see oli tõesti ääretult südamlik ja teisest küljest ei osanud midagi taolist nagu selles mõttes üldse oodata ja see niimoodi salapärasel viisil mu kabinetti kuidagi lihtsalt nii-öelda imbus. Ja see oli selline suur üllatus, et vau, milline kaarti, kui ilus kaart ja kui ilus sisu sellel on. Väike inside job siis, et teie kabinetti ilmuti lihtsalt selle asjaga ja nii-öelda jälgi jätmata siis nagu. No ega see päris nüüd nii ka ei olnud, et oli see, et mind ei olnud kabinetis ja eks nad jõudsid sekretäri juurde. Ja tahtsid mulle seda üle anda ja siis ütlesid, et kas sekretär ei saaks seda mu lauale panna. Et ega nad ikka akna kaudu ei tulnud. No nii, siis aasta oli 2018, oli üks väga eriline juhtum ja ma arvan, et neid juhtumeid ülikoolis vist ikka kohtab väga harva. Nimelt üks üliõpilane tänas mind huvitava õpetamise eest ja rektor oli siis Jaak Aaviksoo ja ta saatis selle kirja otse Jaak Aaviksoole, kus ta tänas mind väga huvitava ja mitmekülgse õpetamise eest tarbekäitumise aines. No mina pakuks seda, et sellised tänuavaldused, ma ei kaldun arvama, on ikkagi väga harukordsed, et keegi endistest üliõpilastest tänab ja saadab selle otse rektorile, et ma usun, et rektori lauale pigem jõuavad palju probleemsemad asjad ja kus üliõpilased on juba maruvihased ja jumal teab, mis konfliktid pigem. Aga see oli tõesti ja siin oli veel tegemist ka inimesega, kes oli Eesti ühe tuntud jaeketi personaliosakonna koolitusjuht. Nii et see tegelikult ei olnud ka turundus üldse tema valdkond, aga ta võttis nagu suurest huvist, et ta lihtsalt tahtis nii-öelda teada saada, et mis see tarbekäitumine kujutab ja nii edasi, sest ettevõte ju tegutseb sellises valdkonnas, kuigi tema enda see vastutusala on hoopis midagi muud, aga tegelikult see ongi ainult ju teretulnud, sellepärast et õppida ka seda, mis ei ole sinu pea eriala kunagi olnud või see tegevus, mis sa igapäevaselt teed, sest sellised teadmised näiteks ka turundajal näiteks rahandusest või turundajal näiteks logistikast, need tulevad ka kindlasti väga kasuks, sellepärast et elu on mitmekülgne ja täpselt sa kunagi ei tea, et mida sul elus vaja võib minna. Ja mida ma siis, ja siis selle tänu mulle esitas siis õppeprorektor härra Hendrik Voll e-maili teel, kus oli siis see algne tekst näha ja et see kiri oli otse Aaviksoole kõigepealt läinud. Aga siis üks väga huvitav tänu. Järgmise puhul ma ütlen ainult vihjeks, et tegemist on noormehega ja kes lõpetas magistriõppe paar aastat tagasi. Ja miks ma seda rõhutan? See tekst ma kirjutasin üles ja ma loen teile ette esiteks kui südamlik, kui kirglik ja kui emotsioone täis see on. Et selle puhul nagu ei usukski, et see noormehe kirjutatud on. Suured tänud teile äärmiselt positiivse koostöökogemuse ja kannatlikkuse eest kogu protsessi vältel, mis oli minu jaoks emotsionaalselt sõit Ameerika mägedel. Veel suurem tänu, et olid suurepäraseks eeskujuks ja teejuhiks turunduse imelisse maailma nii baka kui magistri vältel. Tänu teie panusele olen saanud tugeva vundamendi, et rajada karjäär, mida saan teha suurest kirest ja õnnetundest südames. Aitäh! Ma arvan, õppejõuna on see tõeline au, et ja ilmselt selleks ajaks, kui see episood välja tuleb, ma pakun, et eelmise semestri öisi tagasiside aeg on läbi saanud, küll aga kui meid kuulavad teised tudengid, siis ma arvan, et siit võiks selle õppetunni ka võtta, et aga pange siis tõesti kirja kas või. Võtke, tehke omale see eraldi Wordi dokument või mida iganes ja pange kirja nii head kui halba, loomulikult ausalt ja viisakalt ja siis te saategi anda objektiivse tagasiside semestri lõpus, sest kindlasti oli väga palju neid, kes kuulsid mitu korda seda üleskutset, et tulge andke nüüd tagasisidet ja siis teevad selle ankeedi lahti ja vaatavad need lahtrid ja noh, pea on tühi lihtsalt. No selles suhtes niikuinii peab seda tagasisidet täitma, siis miks mitte teha seda koolile ka kasulikult, et kool saaks paremini teha, et õppejõud saaks paremini teha ja see on kõigile kasulik. Ja noh, magistrandid tavaliselt jätavad selle kõige viimasele minutile, et need tavaliselt kirjutavad siis, kui on juba viimane hetk deklareerida aineid. Et ma ei tea, et no muidugi on nõivatud ka muidugi. No ja mida siis veel välja tuua? No näiteks võin välja tuua sellise huvitava asja, on eksamitel ka huvitavaid asju olnud. Aasta oli 2019, üks üliõpilane tuleb eksamile ja
nagu ta töö oli kätte saanud, pani selle tööpaberi mulle lauale ja läks minema. Ei tulnud nägupidi, et on vale õppejõud. Mina nimetan selliseid seikleid turistideks. Jah, väga huvitav. Siis, mis on veel olnud, üks parem asi on olnud see, et siis, kui seda Audentes liideti Tehnikaülikooliga ja sealt sattus mul ka mõni aine, üks aine oli siis tarbekäitumine. Nii, ja tuleb eksam. Ja siis ma olin ka väike rühm, ma oli 15 inimest, seal olid nagu näod väga hästi meelde. Ja vaatan, et huvitav, mis neiu see on, et ma ei ole seda küll tunnis kuskil näinud, et sellega peab nagu selles mõttes vaatama, et mis nime ta sinna peale kirjutab ja teiseks tekkis meil see mõte, et kas on keegi kellegi teise enda asemel eksamile saatnud. Nii et ma mõtlesin, ma siis vaatan. Nii 40 minutit läheb mööda, siis see neiu tuleb, käed niimoodi värisevad täiesti üle keha, täiesti rappumas. Vabandage, millal ma seda järele teha saan? Niimoodi värisedes, et mis on siis nii raske, et ei oska midagi, küsin midagi siis või? Nii, ma tõesti ei tea. Ilusti on peale kirjutatud, ainekood, tarbekäitumine, eksam selle paberilehe peale. Ja siis lõpuks midagi ma veel küsisin ja lõpuks tuli välja kõige veidram asi, et tema ei tulnud enda arvates üldse eksamile, vaid hoopis ühe teise aine loengule. Ja 40 minutit istub ja lahendab neid ülesandeid ja või nende küsimustele neid vastuseid ja peal on ka, et mis aine on, millega on tegemist, et täielik müstika. Ja selles mõttes, et mina üritasin nii-öelda vaoshoitult olla, aga muidugi üliõpilased ei saanud vaoshoitult olla, kes seal ruumis olid. Need olid ikka täitsa ära kõngemas. Väga kahjuks. Nii, aga mida siis veel? Siis on selline juhtum aastast 2006 pärit. Andsin Rene Arvola asemel interaktiivse turunduse kursust. Ja 16 nädal on käes ja saabub tundi üliõpilane, kes ei ole kordagi aines osalenud. Ja kuidas ta sinna saabus? Saabus liitrise viskipudeli ja 3,5 kilose kommikarbiga. Jah, et ma ta jutule võtaks. Eesmärk oli muidugi see. Muidugi ma saatsin ta pikalt ja tegelikult, ma olin nagu natukene karjääri alguses sel ajal ja natukene pehmovõitu võib öelda. Et praegusel ajal ma kindlasti oleks rektorile või teaduskonna dekaanile sest ka teada andnud, et selline juhtum on olnud, et kus üritati nii-öelda altkäemaksu anda. Et see on täiesti niisugune sellise andmise nii-öelda katse ja loomulikult ma ütlesin talle küll niimoodi, et sa võid ju eksamile tulla ja need eeldusasjad nagu selles mõttes ära teha, aga ma ütlen seda, et aega on nagu vähe ja enamus selleks suuteline ei ole ja muidugi läkski nii, et ta saigi nulli. Vaatamata oma suurejoonelistele äraostmiskatsetele. Ja mida siis veel võiks öelda? Turunduse kontseptsioonid magistriaines on kunagi olnud selline huvitav asi, et üks magistrant tõi terve 8 nädalat kõikidele tundi õhtusel ajal alati muhvinid söömiseks. Et see tekitas palju elevust, et tal oli niisugune töökoht, kus tal nii-öelda neid muhvineid võimalik oli saada, et see tekitas ka alati tundides elevuse ja mitte ainult kaasmagistrantidele ei pakkunud ikka õppejõule ka ja siis ma kuulsingi, et see pidi olema igapäevane, et mitte ainult minu aines, et see pidi olema niimoodi, et igal õhtul, kui neil tund on, et nad juba väga ootavad, et saaks seda muhvinit. Aga tegelikult väga hea viis sellist õpimotivatsiooni ja miks ka mitte isegi natukene meeskonna vaimu üleval hoida, et magistriõppe omad õhtul sinna kogunevad, et siis ju siis on ikkagi võib-olla natuke rohkem tahtmist ennast õhtul peale tööpäeva sinna kohale vedada. Ja mida ma siis veel ütlen, et mul on üks olnud väga huvitav unenägu. Üldjuhul ma tööasju unes ei näe, aga see unenägu oli midagi sellist, see oli ajaperioodiliselt kuskil 5 aastat tagasi, mis jääb mulle igavesti meelde ja Matt ei tea, mis 7. meel mulle selle saatis. Ja see oli seotud väga huvitava asjaga. Nimelt eksamitöö parandamisega. Nimelt tule nagu rahulikult, eks ole, magan ja korraga ma hakkan unes nägema, et näitas niimoodi seda eksami auditooriumit, näitas ka korraks mulle see uni, siis ta näitas seda eksami lehe peal üliõpilase nime, mis läks hästi suureks, isegi matriklikood oli näha unenäos ja siis
keeras see unenägu kohe mitu lehekülge eksamitöös edasi ja siis lõi ühe koha mulle lahti, kus ta hästi karjuvalt mulle unenägu näitas, siin on selle koha peal jäänud 3 punkti panemata. Ja hommiku ma ärkasin üles, ma nagu ei tahtnud seda uskuda. Ja see oligi tõsi. Täiesti uskumatu. Ja sellist asja ma nägin unes, et mul ununes nii-öelda 3 punkti panemata ja see juhtus seoses sellega, et mul parajasti tuli üks telefonikõne, ma tagantjärgi mäletan. Üldiselt ma olen ikkagi nende arvestamise juures täpne, aga see oli midagi sellist, et see võib juba öelda, et see on päris huvitav lugu. Kas sellest muutusid ainult punktid või muutus hinne ka? Muutus hinne ka. Et ma ei olnud nii-öelda selles mõttes jõudnud veel seda õisis veel ära kinnitada, et mul olid Exceli tabelis alles need tulemused, sest ma vist alles kell 12 õhtul umbes kuskil nende parandamistega lõpetasin ja ma vaatasin, et ma täna selle õisis möllama enam ei hakka, et aga see üliõpilane ei saanudki sellest teada, aga see oli mulle päris huvitav ja sai siis loomulikult üks hinne oli siis kõrgem, teinekord jah, võib ka väike nüanss muuta lõpphinnet. Ja mul on muidugi hea meel, et selline unenägu tuli, et ma ei oska öelda, kas ma oleks neid veel üle vaadanud või mitte, muidugi ma neid hindeid tavaliselt vaatan mitu korda üle, aga sel hetkel ma ei olnud jõudnud veel vaadata, sest ma lihtsalt õhtu hilja nendega lõpetasin ja siis, kui ma seal Excelis toimetan, siis ma vaatan ka veel mitu korda nagu selles mõttes üle ja siis ma vaatan õisis ka veel mitu korda üle, kas need lõpphinded on ikka nüüd need, mis seal ikkagi olema peavad, et mingisugust vastuolu või segadust kuskil ei oleks. Ja oli endalgi siin 3 punkti, oleks olnud otsustanud juba järgmise hinde mulle siin sügissemestril. Nii et see võib olla väga, väga suur asi tõesti. Aga ma võin minna edasi. Ja ikka. Ja kui teil on küsimusi, saate alati vahele küsida, et või midagi öelda. Vaat järgmine asi on päris huvitav. Nimelt see on ajaliselt juba väga ammu, siis kui Koplis oli õpetamine, sest majandusteaduskond oli ju Koplis ja see hoib, mis ma võin öelda, ma isegi mäletan aastat isegi ka, see oli 2004 talv. Ja oli selline juhtum, et aine oli deklareerinud turunduse juhtimine ja harjutustund oli. Mul oli kõige suurem harjutustund, mis mul kunagi olnud on. Aine oli deklareerinud 63 inimest ja nad kõik ühte harjutusse pandud. Sest arvati, et nad ei vali seda ainet nii palju. Aga mina andsin seda tundi, ju see oli üks mõjuteguritest, muidugi seal võis muid tegurid ka olla, et antud semestril midagi muud õppida väga ei olnud, kes seda teab, eks ole. Need ka vahetevahel käivad nii, kuidas juhtub ja sest 63-st oli 60 üliõpilast oli tunnis ja tavaliselt seda asja juhtub vähemalt turundusaines küllaltki harva, et ma nagu seletan ja see tund hakkas reede hommikul kell 8 hommikul. Ja see oli siis kõik sinna kohale jõudsid see on väga hea küsimus. Ma ütlen parem asja veel, ma ei ole põhituumani jõudnud. Te hakkate veel rohkem imestama, kui ma ütlen, et mis veel see aga oli. Ja kui ma selle juhtumi olen ära kirjeldanud ja siis te imestate veel rohkem, et kuidas see üldse võimalik oli. Ja sellega oli siis niimoodi, et ma seletan ja ma näen, et see asi ei jõua absoluutselt kohale ja üliõpilased ei saa aru. Isegi ei ole näha seda, et isegi et üks inimene aru saaks, isegi seda ka ei ole. Sest üldiselt see on väga hästi nagu auditooriumis nagu aru saada ja tajuda, et selles mõttes ka auditoorium, kas see saab aru või ei saa ja kui nad mitte midagi aru ei saa, siis üliõpilastel sellised kalanäod tekivad. Nad vaatavad õppejõude selliste kalanägudega, nad ei saa mitte midagi aru ja nii edasi. Üritan siis teistpidi seletada, seletan 3. pidi, seletan 4. pidi, mitte mingit muutust. Õhkkond on täiesti normaalne, aga mitte millestki aru ei saada. Ja siin ma jõuan siis nii kaugele, et selle uure rühmaga oli aine seni ka väga hästi läinud, et mitte mingisuguseid murekohti või probleeme ei olnud. Ja siis ma küsingi, et vabandust, et mul on selline tunne, et midagi on täna väga valesti, et kas keegi natuke seletaks mulle seda, et millest te täna aru ei saa või et mis on viltu täna? Et kas ma seletan täna väga segaselt või keeruliselt või milles see siis on? Kas te olite Mereakadeemia tundi saatnud hoopis? Ei, õige koht oli. Aha. Ja ma ütlesin, seda vooru ma olin juba mitmel korral õpetanud. Ja siis need olid ehitusteaduskonna tudengid, logistikakava oli siis nii-öelda bakalaureuse tasemel ehitusteaduskonnas, nüüd on ärinduse kava peaeriala. Ja siis läheb natukene aega mööda ja siis üks
noormees tõuseb püsti ja ütleb, et oi, härra õppejõud, me väga vabandame, põhjus kindlasti ei ole teis, ikka meis. Nimelt, me tulime täna teie tundi otse, me väga vabandame. Me olime ööklubis. Siis ma selle peale, et vau, ma tunnen ennast tõelise vaatamisväärsusele. Peale ööklubi hommiku kella 8 tundi. Oi. Ja siis oligi niimoodi, siis ma huvi pärast küsisin, et kui paljud teid seal siis ööklubis käis? 60 inimest oli kohal tunnis. 6 inimest ei tõstnud kätt. Aga mul on kohe küsimus selle kohta, et kas teie jaoks on ka selline vahe, kas see meeldib rohkem nagu 4 inimesele või siis näiteks 20 inimesele, 60-le, ja mis teie jaoks on kõige sellisem sobivam punt, keda ma arvangi, et kuskil selline 20-25 inimest olekski kõige parajam rühm. No võib ka niimoodi 18-20 ka olla. No muidugi väiksemad rühmad ei ole ka selles mõttes probleem, siis ta on rohkem niisugune individuaalsem ja ütleme majanduses tavaliselt niimoodi väga väikseid rühmi ei ole, kui just mingisuguseid väga erilisi asju nagu selle taga nii-öelda ei ole, et aga ütleme niimoodi jah, 20-25 oleks kõige niisugune mõnusam ja parajam. Tegelikult 30-sed rühmad ja eriti harjutuses juba läheb natuke probleemseks, sellepärast et tekib see ajaprobleem ja see, et kuidas see asi nagu ära mahutada sinna 1,5 tunni sisse ja nii edasi, et ja samuti see, et üliõpilased saaksid võimalikult kõik aktiivsed selle aja jooksul olla. Ja. Et see on nagu see teema. Harjutustunnis on oluline, iga üks saaks oma sõnaga. Ja eks nendele tudengitele oli kindlasti oluline ka see ühisüritus, kui mindi omavahelisi suhteid tugevdama. Aga suhetest rääkides, meil on selline luureinfo ka, et te nimelt viisite läbi ühe eksperimendi. Ma võib-olla räägiks veel natuke mõningatest asjadest, et eksperiment ka, kui huvitav, siis võime rääkida, aga ma arvan, et huvitav on võib-olla äkki see, mis on väljaspool ülikooli ka olnud. No nii. Aga ma räägiks enne veel ühe selle, mis siin peal on. Kui tohib. Ja meelega, muidugi. Nüüd on see koht, kus kõik Spotify's kuulevad inimesed peavad kindlasti vahetama kanalit YouTube'i peale selle jaoks, et näha ka pilti siia podcasti juurde, et kui sa parasjagu teed oma metsajalutuskäiku või jõusaalis mingisugust trenni, siis see on nüüd see koht, kus võtta YouTube'i osa lahti ja vaata pilti ka. Et ma kõigepealt räägin natuke sissejuhatavalt ja siis kohe näitan. Et on niimoodi, et viimased 10 aastat ma ei ole seda teinud, aga ma olen teinud ka kaubanduslikke ostuhulluseid harjutustunnis. Ja mul oli selline kampaania nagu punktijaht, mis võimaldas üliõpilastel siis päevapakkumisena ja eripakkumisena, mis kestis siis 2 nädalat, saada nii-öelda täiendavaid boonuspunkte ja kus auditoorium oli siis ka niimoodi dekoreeritud nagu selline ostukampaania supermarket. Ja seal oli ka mul kampaania särk seljas, mida ma juba saatejuhtidele enne näitasin ja näitan ka siia, et punktijaht ja tagumisel poolel oli siis pandud, et nüüd läheb ralliks. No ainuksi see särk juba tekitas päris suure elavuse ja muidugi siis olid ka, need lühimal ajal on olnud kasutusel ka veel ka kindad, nagu siis hull punkt. Ja mul oli muidugi siis ka see harjutustunnis boonuspunktide saamine, kuidas see välja nägi. See nägi siis välja siis selline, et see oli nagu viktoriini formaadis ja kes sai siis nii-öelda kõige rohkem punkte, see siis nii-öelda võitis mingisuguse hullu auhinna. Auhindadeks oli näiteks kollast värvi tualettpaber ja ruum oli siis ka dekoreeritud hästi selliseks kollaseks ja nii edasi. Ja küsimused olid tehtud mul sellised, et neid ei ole nagu selles mõttes kuskilt internetist otse nagu neid vastuseid nagu võtta, et selle peale tuli mõelda või siis umbes panna, sellepärast et osa küsimusi oli ka selliseid ja üliõpilaste loovus üllatas selle asja juures mind ikka väga. Nad helistasid Stockmanni infotelefonile, et vabandust, et sellel sügisel mitmendad hullud päevad teil olid ja igasugused sellised küsimused üliõpilased mulle ise rääkisid, et kuidas nende asju nii-öelda lahendasid. Ja siis ükskord, mis juhtus, oli ääretult huvitav nende punktijahtse kampaania tunnis,
mul olid veel postrid, olid ka veel erinevate pakkumistega nii-öelda auditooriumi seintele veel nii-öelda selles mõttes pandud ja nii edasi. Ja kõige huvitav asi, mis ükskord siis juhtus, oli see, et mis see siis oli? Üks asi on see, et see oli teie eriala eelkäija. Ma andsin tollel ajal ka avaliku sektori majanduse inimestele turundust ja nemad tegid mulle vastu kingituse, kus oli hullude päevade kott, eriti lahedalt hullude erinevate hauhindadega, et seal olid ka igasugused šampoonid ja tualettpaberid ja jumal teab mis asjad, et selles mõttes see oli nagu niivõrd lahe ja see oli niivõrd uskumatu. Ja samas, mida magistrandid, energeetika magistrandid näiteks tegid selle hullude päevade tunnis oma auhinnaga, mida nad said selle viktoriini raames, selle tualettpaberiga. Ja see tund jääb kõigile eluks meelde, kes sellest tunnist kohal olid, sest seal olid ka veel keemia ja materjalitehnoloogia pakad ka veel tunnis, sest see oli niisugune ühendatud rühm oli selles aines. Nimelt energeetika magistrandid viskasid selle tualettpaberi lahti üle auditooriumi lampid ja need olid niisugused rippuvad lambid, mis olid trosside küljes, nii et see tekkis nii-öelda lisaatraktsioon või dekoratsioon, nii et see auditoorium nägi tõesti äge välja, et mul on isegi need pildid veel kuskil ka olemas, et mis nagu selles mõttes juhtunud on. Ja mul tuli see meelde, mis ma enne ära unustasin nende hullude päevade juures, et oli see, et üks eriti huvitav asi oli, et ma ei mäleta, kas see oli esimest või teist aastat, kui ma seda ülesannet tegin, siis alguses öeldes ma olin kimbatuses ja segaduses, et ma ei teadnud, et mis nüüd sest nüüd välja tuleb, sellepärast et ma andsin ülesande kätte, selle nii-öelda päevapakkumise ülesande, 20 minutit on aega nende küsimuste vastuste saamiseks ja mis siis juhtus? Terve auditoorium pani joostes tunnist minema. Mitte ühtegi inimest, ühtegi üliõpilast tundi jäänud. Mina mõtlesin, et jumal, kas see ülesanne oli nii sitt, et kõik läksid minema. Ei olnud. Nimelt, nad läksid vastuseid otsima. Kes läks raamatu kokku, kes kuskil infotelefonile helistama ja nad tulid kõik õigeks ajaks tagasi, siis kui see 20 minutit oli nii-öelda siis täis tiksunud. Nii et see oli nagu selle poolest tõesti päris huvitav, aga teisest küljest, mida õppejõud mõelda võib, kui terve auditoorium minema jookseb? No väga aktiivsed õppijad ilmselgelt ja olgem ausad, neid lugusid kuulates, minu õppekavas seda ei ole, aga tõesti ilmselt tuleb tundi tulla, nii et Oliver Partsi loengutes paistab, et on väga-väga huvitav. Aga ma lisan siia selle, et mul on nagu õpetamise pool saab kohe läbi ka, et lisan veel selle, et mis siis selles tunnis veel juhtunud on, et mis ma rääkisin ameerikalikku värki siin, et siin on ka niimoodi, et see aja peale oli niimoodi, et üliõpilased, erinevate rühmade esindajad jooksid ja mul on selline juhtum olnud, kus 2 üliõpilast teineteisest otsast joostes oleksid teineteist peaaegu jalust maha jooksnud, kes kiiremini minu juurde jõuab. Õnneks kõik jäid terveks, kiirabi vaja ei olnud ja täpselt nii olingi, et mina sain ühe käega ühelt kinni ja teise käega teiselt kinni ja kõik jäid kokkuvõttes püsti. Et see oli nagu, siis ma vaatasin, et et asi läheb ikka natukene ohtlikuks. Aga samas elu ka muutub sellepärast, et eks see ongi ka õpetamine on pidevas arengus, et see, mis oli eile, see ei pruugi olla täna ja see, mis on täna, ei pruugi olla homme. Et elu ongi selline arenev ja nii edasi. Aga see oli ka päris lahe, mida mulle Marge Sassi rääkis juhtimise õppejõud Margi kursusest. Just, väga tore õppejõud jällegi. Meeldib, et ta rääkis seda, et teie kursus olevat tema loengus mind lausa tsiteerinud. Et oli esitanud küsimus, et mis on elu? Ja ta rääkis mulle, et üliõppilased ütlesid, et elu on pidu, sest õppejõud dotsent Parts olevat loengus öelnud. Aga see ongi niimoodi, et kuidas elu võtta. Elu võibki olla nii-öelda pidu. Eksamil käimine on ka pidu, sest see on teadmiste pidu ja see on tudengite võimalus särada. Ja pärast eksamit on ka ilmselt nii mõnelgi tudengil parast pidu, olgu ta siis selline tähistamise või leinapidu, see on juba siis tudengi enda vastutus. Just. Kas ma võin liikuda nende põnevate juhtumitele väljaspool ülikooli, neid on mingisugune 5 oli vist. Või on siin küsida midagi veel? No võtame paar tükki neid ja siis kuulaks sellest eksperimendist ka. Okei.
ei ole selle vastu, aga lihtsalt ma arvan, et see on mõned asjad, mida võiks nagu rääkida ja mis on päris sellised huvitavad olnud. Kuigi need on jäänud kaugemasse aega suures osas, aga need on olnud siiski päris sellised huvitavad. Mitu juhtumit on seotud ööklubidega ja üks juhtum on seotud linnas käimisega. No teeme siis niimoodi, et kruvime pinget ja jätame sellised huvitavad präänikud siis sinna lõpupoole ja ma alustan siis natukene lihtsamast asjast. Ja kõigepealt see võis aasta olla kuskil 2006 või 2007. Mina seisan kesklinnas kuskil trollipeatuses ja ootan trolli. Ja korraga ma vaatan, et üks naisterahvas mind üksi silmi tänaval seal vaatab. Vaatab ja samas ma mõtlesin, kas ta ikka mind nüüd vaatab, et võib-olla ta vaatab kedagi teist ja võib-olla minu taga keegi hoopis on. Ja siis ma keerasin nagu selles mõttes nagu pilgu ära ja jäin siis omaette mõttesse ja siis ma korraga vaatan, et see naine nii-öelda tuleb ja ta tuleb nii-öelda hakkab nagu minust nagu mööda. Ma mõtlesin, läheb mööda, eks ole. Aga mis toimus? See nagu hakkaks nagu mööda minema ja korraga võtab mu vasaku käe randmest kinni. Ja siis ta nii-öelda ja vaatab mulle niimoodi otsa ja vaatab ja siis ta ütleb, et te olete nii tuttav. Ma olen teid kuskil näinud, aga mulle mitte ei meenu kus. Oi, ärge öelge! Te olete ju õppejõud Oliver Parts. Ja niimoodi siis 2 tola seisid keset linna nagu 2 vasikat, kes esimest korda nägid uut väravat. Loomulikult pean piinlikkusega tunnistama, et kahjuks kõik üliõpilased mulle tõesti nägude poolest meelde ei jää, aga see oli nagu väga naljakas juhtum, kus nii pikalt otsa vaadatakse ja jumal tänatud, et lõpuks ikka meelde tuli, et kes ma ikkagi selles mõttes olen, et te olete ju nii tuttav. Ja tegemist oli siis 3 aastat tagasi umbes üliõpilasega, keda ma olin Tallinna kolledžis õpetanud rahvusvahelise turunduse ainet. Aga nüüd tuleb siis midagi juba huvitavamat. Doktoritööst me juba rääkisime, aga see tegelikult ei ole nagu juhtum, vaid see on midagi pöörast, mida ma ise teinud olen. Ja see pöörane nimelt on siis selles, et mismoodi mu doktoritöö tähistamine välja nägi. Kui see doktoritöö edukalt kaitsetud sai, siis kõigepealt oli ülikoolis tähistamine 1,5 tundi, et mul kaitsmine lõppes 5:30, mingisugune kell 7 lõppes ülikoolis tähistamine ära, 8 jõudsin restorani kesklinna koos oma seltskonna ja akadeemiliste kolleegidega, ka sloveenlasest kaasjuhendaja ja ameeriklasest oponendiga ja nii edasi. Ja pärast seda siis me läksime Veenuse ööklubisse. Ja mis seal siis oli see, et tähistamine kogus tuure ja põhimõtteliselt paljud inimesed läksid juba varem ära, kellega ma sinna koos läksin, aga need osa sõpru ja sõbrannasi nagu jäid sinna kauemaks ja põhimõtteliselt kõik, kes nagu varem ära läksid, et ütlesid, et oi, seda oleks tahtnud küll näha, pagan, et ma pidin varem ära minema. Nimelt meeleolu oli nii ülev ja niivõrd hea, et ma hüppasin Veenuse ööklubis baari letile ja siis selle Luciano ja Don Omari laulu Danza Kuduro saatel tantsisin terve tantsumaha. Et see oli üks selline päris huvitav juhtum. Vähemalt teadaolevalt vist sellel hetkel minu õpetatud üliõpilasi või vilistlasi seal ei viibinud, igatahes ülikooli poolt selline tagasiside hiljem puudus. Et keegi oleks nagu näinud või kuulnud, ja samas käpp mul maas ei olnud, mul oli lihtsalt hea olla, et lõpuks ometi sai suur töö ära, et mis isegi 4 aastat on nominaalaeg ja see venis 6,5 aasta peale, et lõpuks ometi, ja tegelikult mulle alati meeldib, kui asjad tehtud saavad. No pingelangus on suur ja seda tuleb tähistada. Ja tundub, et hingelt noored inimesed oskavad ka tudengitega väga hästi suhestuda, nii et ma ütleks ka, et kõik õige, ei ole ju probleemi sellisel juhul. Aga nüüd ma räägiks ühest päris huvitavast juhtumist, ka Veenuse ööklubist. Aga siin ei ole nagu mina olnud see, kes midagi pöörast teinud on, vaid üks pöörane asi on minuga seal juhtunud. Ja see on võib-olla mingisugune aasta 2013-2014, kus see juhtum on aset leidnud. Nimelt me saime ühe hea sõbraga sain kokku Veenuse ööklubis, kus me siin istusime, rääkisime juttu
ja mulle sõber juba üpris varakult ütles, et kuule, üks neiu hoiab sulle silma peal. Ta kogu aeg vaatab sind. Ma küsin ta käest, no oled sa ikka kindel, võib-olla vaatab sind? Ei, Oliver, ta vaatab sind. No jah, ta näitab mulle seda neiut, parajasti oli niimoodi, et see neiu oli meie poole seljaga, et see nagu mu vaatamine nagu selles mõttes nagu väga nagu mingit sotti asjadest nagu ei andnud ega midagi. Ja nii, et tõesti siis vaataski mind pool ööd. Sõber pidi varem ära minema, kell oli kuskil 3 öösel. Ja siis ta ütleski, mina rüppasin seal mohitat veel ja sõber siis ütleb, et jah, et ma pean ära minema, et mul on homme, pean varakult Eesti teise otsa sõitma ja nii edasi, et aga kui kavatsed siia veel jääda, et siis soovin sulle ägedat peo jätku ja nii edasi. Sõbral oli täiesti õigus ja täpselt see sama riietega neiu huviorbiidis ma olingi nii-öelda pool ööd olnud. Ja mis sealt siis nii-öelda siis tuli, oli siis see, et sõber läks ära ja siis korraga keegi selja tagant tuleb ja paneb oma käed mu silmade ette. Seejärel tema käed langevad mulle selja tagant kaela ja siis ta tuleb niimoodi mu vasakut külge puudutades niimoodi ette ja ütleb, tere, Oliver. Ma ütlen, tere. Ja siis tooli ja selle laua vahe on niisugune kerge vahe ja sõber läks ükst ära sellest teisest pehme tooli pealt ja ma mõtlesin, et ta istub siis nüüd sinna kõrval tooli peale. Ei, see maandus mulle otse vasakule põlvele ja pani oma parema käe mulle seljale. Ja mida ma siis nii-öelda siis näen, et no, täitsa ilus ja kena neiu, küllaltki paljastava ja kohevile aetud rinnapartiiga. Ja siis ma niimoodi, ja tema haare oli nii uskumatult tugev, et ma mitte ei saanud vaevu rääkida, vaid ma sain isegi vaevu hingata. Et seda ma pean ka veel ütlema. Ja siis ma küsingi niimoodi pool kogeledes, et vabandust, et kas me oleme kuskil kohtunud? Ja see jutt, mis nüüd tulema hakkas, oli täiesti uskumatu ja ausalt öeldes ma ei usuks isegi praeguse veel pikema õpetamiskogemuse juures, et selline asi nii-öelda juhtuda võiks, aga ma hakkasin juba sellel ajal mõistma, milline mu isikubrändi tuntus on. Nii et brändist me juba rääkisime, nüüd on brändi teema jätk. Ja see neiu hakkab minuga siis rääkima seal nukral ja sellisel poolmagusal toonil ja nüüd kergelt svipsis oli taga. Ja siis räägib, et Oliver, sina mind ei tea, aga mina tean sind väga hästi. Kuule, Oliver, palun ütle mulle, miks sa mind ei õpetanud, kui mul aineturundus oli? Ma olen sinust nii palju head kuulnud. No see oli see semester, kus ma tegelesin doktoritööga ja aineturundus jäi tõesti vahele. Nii et selle alates aastast 2003 sügis on mul olnud ainult 2 semestrit, kus ma turundust üldse õpetanud ei ole ja mõlemad on olnud doktoritööga seonduvalt vabad semestrid, et õppejõul on võimalik Tehnikaülikoolis võtta endal vaba semester kord 5 aasta jooksul põhipalga säilitamisega. Nii et see ongi eelkõige mõeldud siis nii-öelda enese täiendamiseks, enese arenguks, mitte niisama, et 5 aastat on täis ja võid võtta vaba semestri, vaid ikka põhjusel ja et see siis mingisugust ülikoolile mingisugust pikemat kasu toob, et see on nagu siis selle nii-öelda siis mõte. Ehk siis saite, kuidas seda siis nüüd majandusterminitega edastada, saite siis tarbijatelt ette heita oma tegemata jätmiste osas või kuidagi niimoodi? Need raske ette kujutada, eks. Tõesti. Et selline diskussioon nagu selles mõttes ka võib aset leida, et see on tõesti päris huvitav. Ja ööklubist Bon, mis kunagi olemas oli ja pigem oli ta selline seltskonna inimeste ööklubi, siis seal on lihtsalt huvitav olnud see, et ma ei olnud selles ööklubis mitte kunagi varem käinud. Ma astun sisse ja jooki serveerivad neiud ütlevad, tere õhtust austatud härra dotsent Oliver Parts. Ja need ei olnud üliõpilased, keda ma õpetanud olen. Ja et selles mõttes see on tõesti väga huvitav, et ma kuskil seltskonna veergudel ei ole üldse figureerinud ei tollel ajal ega ka mitte praegusel ajal. Et see oli nagu üllatus.
või mis siis veel, üks huvitav juhtum olen ka olnud doktoritöö uuringut läbi viies. Ma külastasin, nagu Mark teab, väga erinevaid Eesti linnu ja küsitlesin nii-öelda väga erinevaid inimesi, siis Kohtla-Järvest ma ütlesin oma versiooni, aga seda ma siin ei korda, mul on Kohtla-Järvest üks huvitav aspekt ka lisada, mida ma loengus ei rääkinud. Nimelt sattus mulle üks vanaema vastama sellele ankeedile, selline 70ndate alguses proua, ja siis vastas selle pikale ankeedile ära ja siis ta küsib, et kas te ülikoolis ka töötate? Ütlesin, jaa, töötan küll. Ja õppejõuna, oi, aga mida te õpetate? Turundust õpetan. Hai, aga sügisel tuleb minu lapselaps teie ainesse turundus. Ja ta ütles mulle ees ja perekonna nime ka ja sügisel tõepoolest see nimi figureeriski ja tuligi. Et see oli midagi tõesti ääretult huvitavat ja siis ma sinna Moodle'i tagasisidesse sellele üliõpilasele kirjutasin, ole hea, tervitage oma ägedat vanaema. Oot, kas siis inimesed, kas tudengid saavad siis ka õisist tagasisidet, ma ei teadnudki. Ei, tähendab, mitte õisis, vaid Moodle'is. Ma Moodle'isse Inde kõrvale kirjutasin. Et Inne, eks ole, ja siis see on see feedback või tagasiside, kuidas see sõnastatud seal on, ja siis see nagu sinna nii-öelda siis panin, et. Ja siis üks viimane näide veel, mis mujal on olnud, siis Rõuge külaliste majas ma käisin aastal 2014. Ja 2014 oli siis huvitav asi see, et mind tervitati väga personaalselt selle koha omaniku poolt ja öeldi ka, et tere tulemast meie külalistemaja härra dotsent Oliver Parts, oli ka suu lahti, siuke 70ndates härra ja nii edasi ja nii edasi, eks siis. Ja siis ma huvi pärast küsisin, et kus ta mind nii täpselt teab. Ja siis ta ütles, et aga 3 aastat tagasi te ju Terevisioonis rääkisite väga pikalt suhkrupaanikast. Et osadel inimestel on ikka väga huvitav ja pikk mälu. Ja samas võib-olla on see maaelu ka rohkem nagu selline, kus neid uusi asju võib-olla lihtsalt ei tule nii palju peale. Ja siis nii-öelda mitmed asjad jäävad nagu kauemaks ajaks meelde. Et need on siis need asjad, mida ma tooksin nagu väljaspoolt ülikooli siia välja, et on ikka lugusid. Muljet avaldav maine ja täiesti, võtab pahviks, aga väga lahe, väga ägedad lood. Ma arvan, et siin on üks põhjus ka, miks te olete nii hinnatud, et teil on kohe neid lugusid rääkida ja oskate üliõpilastele nagu muljet avaldada ja neile huvitavaks teha. Ja ütlen ka nagu seda siia veel vahele, et tegelikult täna ma räägin väga paljudest asjadest, mida nagu selles mõttes kas teavad väga vähesed või mida ma ei ole üldse mitte kellegile nii-öelda rääkinud. Enne ma unustasin kaitsmised üldse ju ära, et kaitsmistega on ka huvitavaid asju olnud seoses. Nimelt, mul on olnud ka reaalne oht, et mul oleks üliõpilane mööda lõuksi või mööda molli pannud. Ka selline juhtum on olnud. Ja see leidis aset minu enda kabinetis. Ja muidugi sellisel kujul mitte, et ma ikkagi lõuksi või mööda molli ei saanud, aga palju sellest ei puudunud. Ja tegemist oli ühe välismaise tudengiga, kelle lõputöö ei pääsenud kaitsmisele ja kaitsmiskomisjoni esimehena ma lihtsalt seda tööd ei lubanud, sest sel tööl oli nii palju puudusi, see ei vastanud Tehnikaülikooli majandusteaduskonna nõuetele, probleemne viitamine, igasugused muud asjad. Saatsin sellele üliõpilasele väga pika ja põhjaliku kirja ja mida ta tegema peab järgmiseks semestriks, et oma vead parandada ja kuidas oleks võimalik siis positiivselt seda asja nii-öelda kaitsta. Ja teine asi, kui ma ka ta laseks, komisjon kukutab ta nagu nii läbi, kui see töönõuetele ei vasta, nii et pigem ma leian, et see eeltöö on nagu parem. No ei saa välistada, et lõppkaitsmisel võib ka siiski mõni läbi kukkuda, sest võib erinevaid asju välja tulla, mida komisjoni esimees ei näinud, ei olnud teadlik või mis iganes. Ja see välismaisest tudeng oli tõesti ääretult agressiivne, ta nina oli ikka sisuliselt vastu minu nina. Ja ta oli hästi selline keevaline, muidugi ta kultuur on ka, ma ei saa andmekaitsele tuginedes öelda, mis rahvusest ta oli või mis riigist, aga igatahes, et kui ma oleks kas või ennast natukene liigutanud, ta oleks ära virutanud, ma olen täiesti veendunud selles. Aga ma isegi tagant järgi mõtlen ka, et kuidas ma suutsin nii külma kõhuga olla, selles mõttes, et ma olin täiesti rahulik
ja noh, ma tean, selles mõttes ei olegi selline inimene, kes ärrituks või närvi nagu läheks, aga sellises ekstreemolukorras võib inimese käitumine teinekord olla ka etteaimamatu selles mõttes, et sa ei tea, mis juhtub ja sa tunned reaalselt ohustatuna, et kedagi teist seal kabinetis ka ei olnud ja pärast on väga keeruline selliseid asju tõestada, kui keegi seda näinud ega kuulnud ei ole. Välja arvatud konflikti osapooled. Ja et see oli nagu selline juhtum ja kaitsmistest, mida ma veel välja tooksin, seda ma ei saa ka öelda, kas oli see kuu kaitsmistel, oli see vahepeal või oli see väga ammu. Nii palju võin öelda, et turunduse bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni esimees ma olen olnud üle 10 aasta, et kevadel sai siis 10 aastat täis ja seal on olnud meil ka üks kaitsmine, mis oli väga teistmoodi kaitsmine. Nimelt, üliõpilane kaitses oma tööd käeraudades ja tugevdatud politsei valve all. Et ka selline kaitsmine on meil aset leidnud. Et selles mõttes, ja no ütleme niimoodi, et no, juhtuda võib ju igasuguseid asju, aga komisjon oli ühel meelel selles, et antud loos oli ikka politsei poolt ikka väga tugevalt üle pingutatud selles mõttes, et no jumal küll, no mis ohtu ta nüüd oleks seal kujutanud, siis selles mõttes, et vaja, et ettekande ajal ka käeraudu ära ei võeta ja nii edasi, et ta ongi seal ja siis üks politseinik, kes seisis siis 308 ruumi selle ukse ja siis selle akna vahel ja jõllitas seda kaitsjad kogu aeg kuklasse terve selle kaitsmisaja ja pärast, mida me kuulsime, et auditooriumis koridoris oli olnud veel 2 politseinikku ja maja ees oli olnud veel 2 politseinikku. Issand jumal, imet sõjavägi ei tulnud meil. Ilmselt tugineti siis põgenemisriski maandamisele seal. Ja ma saan ka aru, aga noh, ikkagi, et no igal juhul vähemalt on hea, et tuldi ikka vastu ja lasti noorel inimesel ikkagi ära kaitsta, et see on kõige põhilisem, aga muidugi jah, need meetodid ja ekstreemsused, et noh, teine asi, et kui seal mujal neid rohkem on, aga et käeraudu isegi kaitsmise ajaks ei eemaldata, et see on juba natukene jah, nii-öelda teine asi. Nii et kui te tahate endale väga värvikirevat elu, väga huvitavate seikadega, siis tasub mingi teema endale väga hästi selgeks teha, olla õppejõud, tegeleda noorte inimestega ja ise siis neid asju tähele panna ja nendele võimalustele võimalus anda. Aga äkki räägiks sellest eksperimendist ikkagi? Räägime küll. Ajaga nii nagu on, jah. Et ma ütlen ainult ühe kommentaari veel, see on ka kaitsmistega seonduv ja siis ma kohe tulen selle juurde. Mitte mingit muud teemat vahele ei tule. Et ütlen nagu seda, et kaitsmistega, kui meil oli sekretäriks turunduse kauaaegne sekretär Linda Heinsaar, kes turunduse valdkonnas paljud vilistlased väga hästi teda teavad, üle 26 aasta tegeles ta turunduse valdkonnaga, siis tal oli ka siuke eriline huumorisoon või oli see ka juhus, me ei tea, igatahes magistritööde kaitsmisel sai palju nalja, mõlemad olid ka minu juhendatud tööd ja järjestikku tulid kaitsmisele järgmiste pealkirjadega tööd. Tarbjamotiivid jahutatud linnuliha ostmisel ja järgmine teema, kassiomanike kassitoidupakendite eelistused. Kassid ja linnud. Jah, väga hästi oli toiduahel paika pandud. Toiduahel oli väga hästi paika pandud, ütleme. Et ma küsin nüüd selle eksperimendi juures, et kui pikalt meil hinnanguliselt aega on ja oleme muidugi, mis te veel küsida tahate muidugi. Minul kiiret ei ole, aga lihtsalt ma küsin lihtsalt. No ma arvan, et selline kuni 10 minutit. Okei. No jah, et ma tegin väga sellise omapärase eksperimendi. Mulle meeldivadki sellised teistlaadsemad eksperimendid. Olen ööklubides erinevaid eksperimente korraldanud, aga nüüd mõtlesin hoopis huvitavama koha ette võtta ja suhteliselt professionaalsest huvist. Nimelt otsustasin teha väikese eksperimendi, teoreetilise eksperimendi eestikeelsetes tutvumisportaalides. Ja millised tutvumisportaalid siis vaatluse all olid? Olid Flirtik, oli Amore.me, oli Date24 ja üks nendest oli siis Meet.fly, et need keskkonnad olid siis vaatluse all ja vaatluse all olid ka natuke eksootilisemad kohad, mis olid siis öelda tutvumisportaalid, kus ei pea kontot looma ega profiili looma. Need olid siis voodi
ja teiseks oli kepp ja keks. Viimased 2 olid sellised, et läksid kohe kinni. No voodi on täielik bordell, sellest ei tasu rääkida. Aga oi jummal, miukene seksteenuste valik, oi jumal, siukest teenuste portfelli annab otsida. Kepp ja keeks tundub väga kohutav koht olema, aga tegelikult see on niisugune tutvumiskuulutuste portaal ja tegelikult see väga hull ei ole. Aga muidugi, kas teid huvitab üks äge tutvumiskuulutus ka, mis ma sealt leidsin? No ikka. No ma loen ette. Ja küsimus teile mõlemale. Mis te arvate, kas selline mees võiks olemas ka olla? Nii et seal on niimoodi, et naiste ja meeste tutvumiskuulutused on seal lehe peal läbi segamini, üksteisele järgnevuses. Nii et sorteerida ei saa? Saab, aga on lehekülg, kus ka kõik ees on. Ja tegelikult ma ütlengi, et kas niipidi või siis need profiili loomisega kohad, et oli täielik meelelahutus. Mõni keskkond võib isegi tekitada sõltuvuse, mis on sarnane TikToki keskkonnale. Nii et selles mõttes peab ütlema, et see oli tõeline meelelahutus, tõeline fun, kogu see üritus ja nii edasi, aga nüüd tuleb see tutvumiskuulutus selles piip ja kohas. Tutvumiskuulutus. Mees, otsitakse meest 45–46 aastast, kasv 178–182 cm pikk, kaal 75–80 kilo, rohekas hallid silmad, heledad juuksed, siilisoeng, sirge nina, kõht peab olema peki ja karvavaba. Mingi ilu peab vaatamiseks ka olema. Võta ühendust. No mis te arvate, on selline mees olemas? No väga konkreetseid kriteeriumeid oli kõvasti, ehk et inimene teadis, mida ta tahab, aga siin juba tekib just see, et nõudlus küll on, aga kas ta sellise pakkumisega leiab? Pakkumise saab väga hea mikroökonoomika siia. Just täpselt, sellest meile õppekava algaski, aga tõesti, see on nagu ehe näide sellest, et kui ma olin varem ka palju kuulnud, et kui on, ütleme, et kui inimesel on soov ja veel tihti peale töö mõttes kellegi teise raha eest midagi põlema panna, õhku lasta, kõrgelt alla kukutada ja nii edasi, siis kui seda teha piisavalt kontrollitud tingimustes ja hästi kirja panna, siis selle nimi ongi teadus. Ja nagu välja tuleb, siis ka väga teistsuguste aladega tegeledes on võimalik väga veidraid asju väga huvitavalt tõesti vormistada ja see on loomulikult uuring missugune, nii, mis te veel teada saite? Ja ma ütlengi nagu selle juures ma muideks arvestasin selle soovitud mehe kehamassi indeksi ka välja. Aha. Ja sellest järeldus see, et see naine otsis kerges alakaalus meest, et normaalkaalus ei tohtinud ta olla. Nii et jah, jammal küll. Ja muidugi selles piip ja kohas oli äge kuulutus ka, niivõrd kuivõrd mehepoolne kuulutus, soovin keppi ja keeksi. Aga pealkirja arvestades väga ootuspärane soov kindlasti. Okei, aga nüüd ma saidile, jah just. Palun. Kui sinna saidile minna, siis mida muud ootad, eks? Jah. Aga jah, et mõtlesin siis ka natukene vürtsi juurde anda ja lõin siis ka mitmesse tutvumiskeskkondaga profiili, kus seda eeldati, nagu ma siin rääkisin, Flirtik ja Amore Me ja Meet in Fly ja nii edasi keskkonnad ja üritasin figureerida niimoodi, kus vähegi võimalik, et ma ei peaks enda pilti üles panema, et mõnes kohas saab tegutseda ilma pildita, mõne koha peal sa ei saa tegutseda nii-öelda pildita ja mõne koha peal on niimoodi, et osadeks toiminguteks sul peab lihtsalt pilt üleval olema. Ja põhimõtteliselt siis mind huvitas eelkõige, et millega see raha teenimine siis nendes tutvumisportaalides käib, kus siis peab nii-öelda oma konto tegema. Ja muide, mis ma veel huvitavat leidsin, et ühes tutvumisportaalis, kellel soovi meestest on, võib endale isegi blogi ja malluka endale naiseks peale kauba saada. Kuigi meedias käisid siin läbi alles paar päeva tagasi vastupidised jutud, et kas ta on oma eksiga ära leppinud, lähtuvalt sellest, et neid olevat jõulude ajal koos jälle nähtud ja ühel pildi peal. Aga see ongi nagu selles mõttes ääretult huvitav ja raha teenitakse seal loomulikult sellega, et seal on erinevad VIP-paketid, premium-paketid, aga ma küsin teiega mõlema käest ka, kas te olete kunagi endale kaaslast internetist tutvumisportaalist otsinud, kus peab enda profiili looma?
vist ei ole, kui nagu kellelegi, ma ei tea, Facebookis kirjutamine sinna arvesse ei lähe, siis ilmselt mitte. Isiklikult ka ei ole. Mina ka ei ole. See oligi niisugune teoreetiline eksperiment ja miks ma nimetan seda teoreetiliseks eksperimendiks selle poolest, et Kohtingule minna mul kavas ei olnud ja sinna ma ka ei läinud. Aga see, et mis seal nagu toimuma hakkas, sellest ma natukene räägin ka nii-öelda isiklikust vaatest. Aga kõigepealt siis nii-öelda raha teenimine, see on ka nendes keskkondades ikkagi väga erinev ja põhimõtteliselt ja Tinderi tegelikult ma tahtsin ka sinna sisse panna, aga siis ma Tinderit vaatasin, et see konto loomine oli see natukene liiga bürokraatlik, et ma ei viitsinud sellega jännata. Ja nendes tutvumisportaalides, kuidas siis tehakse? Seda konto loomine käib siis sellega, et seal on terve hunnik erinevates keskkondades küsimusi, mida siis küsitakse sinu kohta, et leida sulle siis võimalikud potentsiaalsed kandidaadid, kellega sa peaksid siis nii-öelda sobima. Ja tekivad sellised sobivuskoorid. Et erinevates keskkondades neid küsimusi võib olla lausa 100 küsimust, kus küsitakse seal kõik, mõned küsimused olid natukene ka totakad, näiteks ühes küsimuses küsitati näiteks minu kui meesvastaja käest küsiti selline küsimus, et kui ma lähen ööklubisse ja näen seal suudlevaid naisi, et kuidas ma reageerin, kas ma saan tigedaks, kas see jätab mind külmaks või pean vaatepilti erakordselt kuumaks. No antud juhul mul tekkis nagu küsimus, et mis pagana sobivust nüüd sellega leitakse küll mehe ja naise nii-öelda omavahelistes suhetes, et kui oleks mingid vähemuste esindused, siis ma saaks sellest aru veel, aga see natukene oli nagu võõras. Ja premium ja VIP-paketid, need on siis see, et see õnnestub sul siis otsida nendes keskkondades võimalikku kaaslast palju põhjalikumalt. No näiteks saad tähtkuju järgi osades keskkondades endale kaaslast otsida ja igasuguste muude kriteeriumite alusel. Osades keskkondades on juba see tasuline, et teada saada, kes sind üldse vaatas, kes su profiili vaadanud on, või sa näed nii-öelda seda viimast vaatajat ainult, kes seal nii-öelda reaalselt nagu käinud on. Ja osades keskkondades sa näed kõiki, kes sind vaadanud on. No näiteks üks suuremate kasutajaskonnaga on Flirtik tutvumisportaal. Ja see ongi nagu see koht, mis võib sõltuvuse tekitada erinevatest asjadest, et seal on hästi lahedad testid, mis käivad teie isiksuse, seksuaalsuse ja igasuguste muude teemade kohta. Ja seal on nagu selles mõttes ka erinevad mängud vastassugupooltele või vastavalt oma orientatsioonile nagu selles mõttes välja mõeldud. Näiteks see, et süsteem pakub su sobivuskoori alusel ja soovitud vanuse rühmas sulle nii-öelda sobivaid naisi piltidega ja see ongi nagu küsimus, et kas see naine meeldib sulle? Või kui sa oled naine, siis kas see mees meeldib sulle. Ja sa pead need pilte seal hindama ja sa teenid seal ka veel boonuspunkte iga selle nii-öelda selle hinnangu nii-öelda siis juures. Ja teine pool selles mängus on veel selline pool, et kellele sina meeldid. Ja siis tuleb sulle niisugune mõistatus ülesanne, et kui keegi on märkinud sind nagu meeldivaks, antakse sulle 6 kandidaati nii-öelda piltidena ette, et kas sa arvad ära, lubatakse 3 korda nii-öelda eksida, kas sa arvad ära, et kellele sa meeldisid. Et selles mõttes see süsteem nagu aitab nagu selles mõttes kaasa sellele ka nii-öelda potentsiaalsete kaaslaste omavahelisele leidmisele. Aga mis ma sealt nagu profileerimise juures leidsin, oli üks hästi huvitav asi, et seal oli nagu väga palju erinevaid profiiliga inimesi, et esimesed 2 asja ei ole üllatavad, et selleks ei olnud vaja mitte mingisugust uuringut teha, loomulikult inimesed, kes pole kunagi suhtes olnud, tahavad endale kaasast leida, ei ole mujalt leidnud. Teine asi on siis need, kes on siis kunagi suhtes olnud ja kellel on ka lapsed ja eelmine suhe on siis ka ära lagunenud või on kahjuks üks pooltest lausa surma saanud, et siin on väga erinevad põhjused ja vajatakse siis uut nii-öelda siis kaaslast. Ja ma vaatasin, see test hõlmas siis tutvumisportaalides mul 400 naisterahva profiili läbivaatamise ja 30 mehe profiili läbivaatamise. Ja mehi ma võtsin selle pärast ainult siia, et mind huvitas lihtsalt see, et kuigi see meeste valim oli väike ja te saate ise aru ka, miks see põhjus on loomulikult. Ja mis ma neid üldse kaasasin, oli see, et kas ma saan ka väiksese grupi pealt näha mingisugust pilti või mustrit, mis ka naiste puhul nagu kordub. Ja üks asi oli korduv ja see tõeliselt see tulemus mind hämmastas. Ma küsin nagu niipidi, mis te arvate, kuidas võis nende inimeste haridustaset
iseloomustada, kes endale kaaslast otsisid nendes tutvumisportaalides, et mis oli kõige domineerivam haridusseisundi tase nii-öelda? No ilmselt kõrgharidusest juttu väga ei olnud. Ei. No keskharidus või lausa põhi. Veel hullem. Lõpetamata põhiharidus. Esimene sõna on õige, aga see järk on vale. Lõpetamata keskharidus. Just nimelt. Ja see, mul oli suu lahti selle peale, et kui palju oli seal inimesi 30-ndates ja 40-ndates lõpetamata keskharidusega. Et see oli nagu selline asi, mille peale me ei osanud kunagi tulla, et see on, aga ma saan mõnes mõttes nüüd aru, järelikult nendel inimestel on kõige raskem endale kaaslase leidmine. Et miks neid muidu nii palju on, sest Eesti Statistikaameti statistikaga see kindlasti kokku ei lähe, et meil nii palju neid lõpetamata keskharidusega inimesi ei ole. Noh, võime öelda ka, et see 400 valim naiste osas, see võib ka veel jääda väikseks ja tõenäoliselt jääbki, aga mingi tõetera on siin nagu taga. Ja mis naiste profiilides mind veel üllatas, millised joodik naised seal on. Mida naised ütlevad? Joomise kohta küsimus, joovad aeg-ajalt. Ja seda on enamus naisi niimoodi ütleb. Et see oli mulle täielik püstika, et kuidas neid seal nagu siis nii palju niimoodi siis on ja siis see flirtiku keskkond on selle poolest ka niisugune huvitav, et ta sarnaneb natukene Facebookile oma ülesehituselt ja vaatevälja poolest ja sa saad seal on su oma sein, sa saad kirjutada ja kõik tuhanded inimesed selles keskkonnas näevad, mida sa sinna kirjutad ja nii edasi. Üks tüüp inimesi selles profiilis olid ka nii-öelda siis meeste vihkajad, mina paneks sellise sildi. Ja ma ei saa tegelikult üldse aru, mida nad seal üldse teevad. Need on niimoodi, et siis 3-4 korda päevas nende sõnum muutub, aga põhiolemus jääb ikka samaks, et tuleb, et kõik mehed on sitapead, tainapead, siis läheb paar tundi mööda, kõik mehed on mölakad ja ma jumal teab, mis asjad veel ja siis läheb veel paar tundi mööda ja siis tuleb sama mõte mingisuguses uues kuues. Et see oli nagu selle poolest ka nii-öelda üllatus ja siis üks asi, mis oli veel veider, oli see, et ma leidsin neid inimesi ka üksjagu, kes on endale kaaslast otsinud portaalis juba 10 ja rohkem aastat. Et mõnedes kohtades oli näha, millal see inimene esimest korda on sellega liitunud. Siin tekitaski küsimuse, et kas ta on ääretult perfektsionist ja tahab ideaalset kaaslast või on teine asi, et ta nii-öelda vahetab neid kaaslasi põhimõtteliselt nagu mõni inimene oma sokke või aluspesu. See on hea küsimus, millele on nagu keeruline nii-öelda siis hinnangut anda ja muidugi oli ka üks tüüp inimesi, kes selgelt oli aru saada, et suhtes olevad naised, kes tahavad endale uut meest või armukest. Nii et see paistis ka nagu välja. Aga kas ma võin 2 lauset öelda või ei või? Jaa, ikka. Ütleks veel seda ka, et see isiklik puude jäi veel siit välja toomata. Nagu ma ütlesin, ma üldse nagu pilti mitte üles panna. Ja siis ma panin endast ka ühe pildi üles ja siis ma mängisin ka neid erinevaid mänge ja tegin seal erinevaid teste ja ma üldse nagu jälgin, mis seal vahepeal nagu selles mõttes toimus. Ja kokkuvõtte, kui ma hakkasin asju lõpetama, siis vaatasin, kõik kohad on punased nii-öelda selles mõttes ja vaatan, issand, kirjakastis on 7 kirja. 4 tunniga. Ja see 7 kirja hulgas oli 6 tutvumissoovi ja 7 kutsus juba täna õhtul kohtumisele. Kuhu ma muidugi ei läinud, aga see asjade kulg oli väga ootamatu ja seda ma jäin teile veel ka ütlemata, millist sousti selles tutvumiskeskkondades seal pekstakse, osaliselt te juba kuulsite, aga ma räägin sellest soustist natukene veel. No võib-olla me peame teid kutsuma lihtsalt tagasi teise episoodi, teeme poole 2. Kui tohib, ma lõpetan kohe ära. Et lihtsalt oli see, et kuidas siis minu poole pöörduti ja ma saan ainult siin 7 2 ette öelda, sellepärast, et ülejäänud olid niivõrd seksuaalse alatooniga, kuigi hästi öeldud, aga need ei kannata ka kaamera välist ütlemist. Nimelt, tere nummik, tere kompek ja siis olid ju hästi ägedad laused tegelikult, 2 sünnib siin ette ka lugeda. Nimelt, tere, mina olen Varas, aga siin selleks, et napata endale su süda. Või siis teine algus oli siis sinu sära nähes muutub isegi päike kadedaks.
tundub, et ettevalmistus on päris põhjalik inimestel seal. Ja tegelikult osad tutvumiskeskkonnad annavad ka suure loetelu erinevatest käibefraasidest ka ette, mida võiks nii-öelda pöördumiste puhul kasutada ja nii edasi, et no sellest lõbu ja fun nagu selles mõttes tekibki, nii et ma arvan, et kui teil isegi kaaslast vaja otsida ei ole, siis ma isegi soovitan mõnda piiluda, et võib päris huvitav ja põnev olla. Meelelahutus on päris põhjalik. Igatahes oleme loomas ka oma meiliaadressi fännidele, nii et varsti saame vastu võtma hakata ka fännikirju ja eks siis sealt selgub, võib-olla tuleb meile selline surve peale, et Oliver Partsiga tuleb teha juba Vol 2. Tuleb jätkata. Mina igatahes ise ootan küll väga selle tegemist. Aga enne veel, kui me teid siit minema lubame, siis sellise traditsioonilise küsimuse me võtame eelmisest hooajast kaasa, et kui teil oleks 1 000 000 eurot, siis mida te sellega teeksite? Sellega muidugi võib mitmeid asju teha, aga mis mulle kõige enam nagu praegu ette nagu tuleks, et mida ma võiks nii-öelda teha, ma ehitaks 2 maja. Et ühe maja võiks mõelda, kas ehitada Kuressaarde või Võrumaale ja teise maja ma ehitaks Sloveeniasse. Pean ütlema, et Saaremaa on väga hea koht ja Saaremaal kindlasti tasub maja võtta. Meil on ka tegelikult sponsorite poolt välja antud selline lahe kingitus teile. Nimelt Heliose kirjastuse poolt. Et ikka see, et siia tulite, liitusite meie podcastiga. Nimelt raamat Geeni lõks. Annan teile kohe siit kätte, palun. Suur aitäh. Ja väike kirjeldus ka siis, et lugu on siis geeni häkitud peategelasest, kes avastab endal üha tugevamaid lisavõimeid. Aga siis avastab ta end osalisena suuremas ja sügavamas süžees, ehk siis selline, ütleme nii, et veidi thriller ja see on huvitav raamat. Suur aitäh, et kindlasti loen seda põnevusega, ma arvan, kuskil 2 kuu pärast, sest mul tuleb päris töine semester, sest järgmine nädal mul algab 4,5 ainet korraga. Oi, edu teile sellega. Edu teile sellega ja suur aitäh, õppejõud Oliver Parts, et tulite meie podcasti, neid suurepäraseid lugusid oli siin palju ja mul on tunne, et neid on veel. Kallid fännid, jälgige meid kindlasti ka Instagramis, TalTech MTÜK, YouTube'is ja ka Spotify's. Ja miks mitte, soovitage ka oma sõpradele ja hoidke kindlasti silmad-kõrvad lahti, juba järgmise episoodi järel saame teile anda siis fännikirjade meiliaadressi ja ei jõua ära oodata teie tagasisidet ja siis lähme selle asjaga juba edasi. Aga selline sai meil uue hooaja esimene episood. Aitäh! Aitäh minu poolt ka, mina olin Andres. Mina olin Mark. Ja mina olin Oliver Parts. Kuulmiseni. Aitäh!